Minu nimi on Viivika Lumberg, olen Smile'i pikaaegne kasutaja. Ma iseenesest tegelen ettevõtte meilituvalt just nimelt meiliturundusteenuse pakkumisega. Ja kuna nii mina kui väga paljud mu kliendid kasutavad väga palju Smile'it ja me teeme ka Smile'iga väga palju koostööd, siis sellepärast olengi siin mina teiega rääkimas, et näidata teile just selle kliendi poole pealt ära, et kuidas siis Smile'it kasutada. Sest et ka mina mõnikord pean natukene abi ja siis küsin Smile'i klientide käest abi. Ja seetõttu ma olen täpselt sama seisus, mis teie olete, lihtsalt mul on teile väga-väga tore ja mõnus siin rääkida, et siis mismoodi mina ise Smile'it kasutan. Ja täna, mis me teeme? Meil on tegelikult see tänane siis 4. koolitus Smile'i osadest ja täna me räägime maandumislehtedest. Kes tahab teada natukene rohkem üldsegist, mismoodi Smile'it nii-öelda üles seadistada või mismoodi kontakte üles laadida, mismoodi kirjapõhjasid teha, siis nende kõikide asjade kohta on juba olnud koolitused. Kui te ei käinud nendele osalemas, siis neile saab vaadata YouTube'ist järgi. Smile'il on oma YouTube'i kanal olemas. Ma kohe kiirelt otsin selle üles ka ja panen siia chati teile ka, saate hiljem minna vaatama. Kõik koolitused on seal olemas ja ka tänane koolitus läheb siis hiljem sinna üles. Panin teile chati lingi ka. Ärge kohe vaatama hakake, täna vaadake ikkagi laivis ära ja siis edaspidi saate YouTube'ist minna vaatama. Ja tulemas on veel pärast tänast veel üks koolitus. Me räägime ka sellest, mismoodi automaatikaid teha. Nii et täna ka üks väike jupp automaatikast tuleb sisse, aga ma seda ette näitama ei hakka, sellepärast et tegelikult see tuleb siis rääkimisse järgmisel korral. Ja täna räägime maandumislehtedest. Natukene näitan paar slaidi ette ja siis lähemegi sukeldume Smile'isse ja vaatame täpselt ära, mis nupud seal maandumislehel on, mida need nupud teevad ja näitan teile igasuguseid põnevaid varjatud väljasid, millega saab teha ja sellega oma tööd hästi palju lihtsamaks teha. Ja mis siis ikka, lähme lendu. Jagan teile oma ekraani ja siis ma hetke korraks natukene seadistan oma ekraani ümber niimoodi, et ma näeksin, mida te mulle kirjutate ja ütlete. Ehk siis ma panen teise aknasse omale chati jooksma samal ajal ja siis hakkamegi slaidega vaatama. Nii, tõstan chati siia, ehk siis kui te mulle jooksvalt kirjutate, siis ma vaatan natuke veidalt niimoodi ülesse, aga siis te teate, et ma parasjagu loen, mida mulle kirjutanud olete, et ma proovin teile jooksvalt küsimustele vastata. Kindlasti ma vahepeal küsin üle ka, kas on küsimusi ja siis jooksvalt julgelt kirjutage kõik oma küsimused chati. Meil on ka abiks tegelikult Smile'i kasutajad Jane täna, kes vaatab asju üle ja kui on mõni väga spetsiifiline küsimus, siis ta aitab mind ka siin asjadele vastamisega. Aga lähme lendu. Esimene asi siis kohe, milleks me kasutame üldse maandumislehti. Maandumislehti tegelikult, ta põhimõtteliselt on niisugune nagu üks väike jupp teie kodulehest, mida siis ei pea alati tegema oma kodulehekülge, vaid seda saab teha tegelikult Smile'i platvormile. Ja miks on seda teinekord väga mõnus just teha Smile'i platvormile, on sellepärast, et väga palju kasutavad WordPressi oma kodulehtede tegemiseks, mõni kasutab veel palju targemaid tarkvarasid ja teinekord võib juhtuda, et mõnikord on vaja teha kas väga teistsuguse stiiliga maandumisleht või lihtsalt on selle WordPressi mingi plugina või asja kasutamine mõnikord natukene keeruline ja lihtsam on teha see üks maandumisleht valmis Smile'isse. Ja see on tõesti Smile'is ülimalt lihtne. Ka mina oma erinevate klientidega teeme väga tihti maandumislehti just Smile'isse, sellepärast, et kui me sinna külge nii seome ka mingisugused meiliturunduse asjad ka, siis on väga loogiline, see maandumisleht on ka tegelikult Smile'i keskkonnas olemas. Sellepärast, et just läbi Smile'i keskkonna ma saan seda maandumislehte siduda ka erinevate meiliturunduse jadadega, mistõttu seda on väga mõnus ja lihtne kasutada. Aga mida me siis maandumislehel teha saame? Mis on klassikaline maandumisleht? Klassikalisel maandumislehel tavaliselt kutsutakse inimesi mingit konkreetset tegevust tegema. Ehk siis ta on niisugune nagu mitte päris täiemahuline koduleht, vaid ta on niisugune üks üksik leht, mis suunab inimest tegema ühte teatud tegevust. Näiteks võib selle üksiku lehe tegevus olla see, et ma tahan mingit ühte konkreetset toodet näiteks müüa. Näiteks kui mul on kaubavalikus 50 erinevat asja, aga ma tahan
teha müügikampaania ainult ühele tootele, siis ma teengi sellele ühele tootele eraldi maandumislehe, kus ma räägin pikavalt välja, mis on selle toote omadused ja nii edasi, panen pilte, tekste, asju sinna juurde ja lõpus on siis see osta nüüd nupp seal. Ehk siis sellised nagu ühe konkreetse asja pakkumised tihti lahendatakse läbi maandumislehe. Samuti mingid erilised pakkumised, näiteks, et täna on mul kassitoitudele sooduspakkumine, aga ma ei taha teha poodi mingisugust muud eraldi asja juurde, siis ma teengi ühe maandumislehe omale, kus ma panen need tooted kirja, millele sooduspakkumine on ja see leht juba viib edasi õigesse kohta inimesi. Ehk siis ta on niisugune ühekordne mõnus kampaanialeht. Samuti võib jagada informatsiooni, et kui ma ei taha kogu oma meili sisse kirjutada ära kogu teksti, mis võib olla mõnikord väga pikk, siis ma võin seda teha niimoodi, et ma selle pika teksti panen maandumislehele, maandumislehel tavaliselt on ka mingisugune üleskutse olemas ja ma siis läbi meili suunan inimese maandumislehele, kus on võimalik rohkem informatsiooni saada ja sealt edasi juba toimub mingi muu tegevus. Üks näide sellest ongi siis järgmine punkt ja siis mingisuguste ürituste info jagamine ja registreerimine. Et kui te mõtlete näiteks sellele, kuidas te täna siia jõudsite, siis me tegime teie jaoks eraldi maandumislehe Smile'is, kus te nägite informatsiooni selle kohta, et millest me täna räägime ja seal all oli siis see vorm, kus sa said registreerida. Ehk siis ka selliseid asju me täpselt teemegi Smile'is, ehk siis kõik igasuguste ürituste korraldamine ja ürituste läbiviimise jaoks kontaktside kogumine on maandumislehe jaoks täiesti klassikaline asi ja millega maandumislehti tehakse. Siis põhimõtteliselt on võimalik maandumislehe kaudu teha ka küsitlusi. Smile'is me küll selliseid pikki massiivseid asju ei soovita teha, sest et kõik see info, mis ta sinna maandumislehele talletada ja lõpus kontakti külge, küll aga kui sa tahad teada mingit segmenteerimise jaoks infot, siis selliseid väikseid küsitlusi on väga mõistlik teha Smile'i maandumislehel, sellepärast et kõik asjad, mis sa küsid seal küsitluse kaudu, need jäävad kohe kontakti külge kinni ka. Ehk siis näiteks sa võid sealt küsida taustainfot, et kas inimesele meeldib kass või koer või hobune või mingit muud vajalikku infot, mille kaudu sa saad inimest hiljem siis täpsemalt sihtida ja talle teha paremaid reklaamikampaaniaid või pakkumisi. Ja selliseid küsitlusi on siis väga hea teha just ka Smile'i platvormil. Ja kindlasti, mida on väga mõistlik teha läbi maandumislehe, on siis kontaktside kogumine. Ehk siis see, et selleks, et inimese meiliaadress üldse kätte saada, omale baasi lisada, siis selle jaoks kasutadki maandumislehe vormi, sest et läbi maandumislehe sa saad esiteks inimesele anda natukene rohkem infot enne välja, et miks ta peaks su kontaktivormiga liituma. Ja samuti sa saad seda lehte, maandumislehte kui sellist tegelikult eraldi reklaamida. Ja natuke räägin sellest ka lähemalt, just nimelt siis seda, kuidas koguda kontakte läbi maandumislehe. Kuna see on üks väga-väga suur funktsionaalsus, mida me kindlasti Smile'is väga palju võiks kasutada, siis natuke sellest lähemalt juttu. Kui sa nüüd tahadki kasutada maandumislehte kontakti kogumiseks, siis tavaliselt selle jaoks on vaja sinna juurde mingisugust mõnusat lisanüanssi anda inimesele. Ja kui me võtame ette tavalise kodulehe, kui sul on suur koduleht ja seal all on see liitumisvorm, et palun liitu minu uudiskirjaga, siis juba inimene teab väga hästi, miks ta võiks uudiskirjaga liituda. Kui sa aga nüüd tahad läbi maandumislehe koguda inimese kontaktaadresse ja tema kohta infot, siis hästi mõnus on tegelikult sinna maandumislehe sisse panna juba mingisugust lisainformatsiooni, miks liituda meililistiga ja samuti sellele võiks nagu mingisugune mõte inimese jaoks juures olla, mingisugune mõnus präänik, miks ta peaks sulle oma kontakti andma. Ja väga tihti seda tehaksegi läbi lead-magnetite, ehk siis eesti keeles kontaktimagnetite, ehk siis see toime on selline, et sa pakud inimesele, tule liitu minu uudiskirjaga, ma annan sulle midagi vastu. Ja see, mida sa vastu annad, see võib olla siis näiteks kas mõni tasuta webinar, see võib olla mingi kasulik infomaterjal, mingisugune to-do list või checklist, et mingisugune mõnus väikene infomaterjal, mille siis, kui ta liitub siin uudiskirjaga läbi selle maandumislehe, siis sa saad talle vastu kohe automaatselt mingisuguse kasuliku materjali. Selliseid asju me nimetame siis lead-magnetiteks ja põhimõtteliselt sellisest nagu automaatikat läbi maandumislehe on hästi mõnus luua.
Ja kui sa oledki läinud seda teed, et sa hakkad läbi lead magnet'i omale kontakte koguma, oma kontaktibaasi kasvatama, siis kindlasti seda on vaja ka reklaamida. Ehk siis, mida ma tahaks kindlasti hästi palju rõhutada, see, et kui te juba loote sükse väga mõnusa maandumislehe omale Smile'isse ja hakkate selle kaudu omale kontakte koguma, siis kindlasti ka reklaamida seda võimalust välja. Mis tähendab seda, et näiteks siin on toodud mul näide alla välja, et kui sul on lead magnet'ina kasutusel nipiraamat, et 10 nippi väikese monitoo sisustamisel, siis reklaami välja ka, et vot siin maandumislehel saad sa nüüd registreerida oma ennast ja kui sa seda ära teed, siis pärast seda ma saadan sulle raamatu välja ka. Ehk siis reklaami seda raamatut ennast, mitte siis sinu uudiskirjaga liitumist seda reklaami, vaid just seda boonust, mis inimene saab, reklaami seda, kas Facebookis, Google'is, läbi erinevate Facebooki gruppide, kus iganes on võimalik sul seda teha ja tegelikult siis sellega saab oma lead magnet'id hästi suureks vaiaks ajada ja tänu sellele ka tegelikult väga palju kontakte meile juurde saada. Ja kogu see asi, nagu ma rääkisin, on võimalik üles ehitada Smile'i maandumislehele. Ja kui siis su klient on nüüd sinu uudiskirjaga liitunud uudiskirja listiga, siis kindlasti ära unustada teda kohe ära ka, vaid esimese asjana kohe saadagi talle midagi välja. Kui sul on kontaktimagnet, siis esimese asjana saadadki talle selle õige toote välja, mis sa lubasid talle saata. Ehk siis kas see on su nipiraamat monitoo sisustamise kohta või see on sul mingisugune checklist, kuidas teha Smile'is maandumislehte või mis iganes materjal, mis see on, mis sa saadad, aga saada talle kohe midagi vastu. Ehk siis nii kui inimene liitub su uudiskirjaga, saada talle midagi. Kui sa nüüd ei kasuta maandumislehel lead magnet'i versiooni, vaid inimene liitub mingit muud moodi, siis tegelikult neid valikuid on veel, mida inimesele kohe saata võiks. Klassikalised valikud on siin just välja toodud, et on kinnituslingid, salasõnad, registreerimise info, ehk siis kui inimene tuleb su listi, et siis mis oli see kasutaja nimi ja asjad, millega ta liitus, et oleks info teada. Sooduskoode jagatakse hästi palju. Õpetusi, et kuidas platvormi kasutama hakata näiteks, on suuga väga esimene kiri, mida saata inimestele. Ja samuti suunata inimene tagasi kodulehele, ehk saata näiteks loetumate blogipostituste viiteid. Ka lihtsalt tere tulemast kirjad on väga mõnusad, kui neid hästi vahvasti ja toredasti üles ehitada. Ja klassikaliselt väga tihti kasutatakse ka kutse jagada sõpradega, ehk siis saadetakse mingisugune kood sulle, nagu Bolt teeb seda minu meelest, et tule jaga oma koodi ka sõpradega ja siis saad sina natuke soodustust, saab uus klient natuke soodustust ja see on kõikidele kasulik asi. Kiri, mis mulle postkasti jõudis. Ja teooriaga ongi kõik. Lähme vaatame, mis Smile'is teha saab. Korra vaatame siia chati ka, et mis te kirjutanud vahepeal olete. Helen küsib, et kui kauaks jääb maandumisleht avatud, et kui keegi vaatab 1 kuu pärast hiljem, kas ikka näeb. Jah, maandumisleht on siis avatud senikaua, kuni sa seda ise nii-öelda kinni ei pane, siis ära ei kustuta või midagi muud temaga ei tee. Ja Hannes siin soovitab veel, et maandumislehte võib ka eemaldada ja suunata teisele kodulehele. Jana võib-olla ma eksin, aga see vist on niimoodi, et kui sul on maandumislehte tehtud oma kodulehele, siis saad suunamist teha. Smile'i kaudu ma ei oska kommenteerida, kas saab seda lehte kuskile suunata. Kodulehelt saab küll suunata maandumislehele, teha suunamist. Meil on näiteks uudiskirjaga liitumine tehtud Smile'is niimoodi, mis suunab maandumislehele, aga kas maandumisleht edasi suunata pigem ei saa niimoodi vist. Aga ma võin ka eksida. Minu teda ka peab olema ligipääs siis juba kuidagi taustainfole. Aga hea küll, see on väga põnev küsimus, kindlasti Hannes oskab ka siin teistele seda juurde veel seletada, kui vaja on, nii et Hannes, paneme sulle natukene pinget juurde siia. Kristina küsib, et kas pop-up akendest ka täna räägime. Pop-up akendest me täna otseselt ei räägi. Nagu siin allpool ka näha on, siis Jana tegelikult pani õpetuse juurde, et sisuliselt selle pop-upi jaoks siis sa teed selle samasuguse maandumislehe valmis, nagu me siin täna teeme ja sa lihtsalt paned sinna ühe väikese lisafunktsionaalsuse juurde, mis on siin õpetuses olemas, mille Jana natuke allpool lingi pani. Ehk siis lihtsalt see väike lõpujupp jääb me täna siin rääkimata, et kes tahab pop-upi teha, siis palun vaadake seda linki, mis Jana jagas, seal on tegelikult kõik info hästi olemas.
Ja hetkel küsimusi rohkem polnud, nii et lähme siis vaatame, mis me Smile'is teeme. Mis me siis teeme? Me läheme siia maandumislehtede valikusse Smile'is ja mul on siin 2 näidist juba ette tehtud omale, kui te varem pole mitte midagi tehtud, siis ongi siin üks suur nupp, et uus maandumisleht. Ja kui ma siin klikime uue maandumislehe peale, siis tegelikult on Smile'il juba ette tehtud hästi palju näiteid, milline võiks üks maandumisleht olla vastavalt sellele, mis sa sellega teha tahad. Et siin on võimalik teha lihtsalt maandumislehte, siin on võimalik lausa veebilehti tegelikult üles ehitada läbi Smile'i maandumislehtede, ehk siis siin on võimalik ka siia taha panna täiesti niisugune menüüd ja menüüde vahel liikumise võimalused, ehk siis kui sul ei ole võimalik teha omale päris kodulehte, aga sul on vaja midagi, siis põhimõtteliselt sa võid kogu oma kodulehe siia Smile'is üles ehitada. Küll siis sellisel juhul sa ei saa kõike seda liikumist kodulehel jälgida, ehk siis läbi Smile'i maandumislehe sa ei saa jälgida seda, kes mis nupul klikkis ja nii edasi väga kergesti. Ja ta ei ole nagu, sa ei saa seda Google Analyticsit külge panna, aga kui sa oledki väike ettevõte ja sul ei ole veel võimalusi, et oma päris domeenile oma kodulehte ehitada, siis põhimõtteliselt võid sa kogu oma kodulehe ka Smile'i maandumislehe üles ehitada. Et see võimalus on täiesti olemas ja siin on ka näited olemas, kuidas seda tehtud on ja saab ise siin tulla ja vaatada ja proovida erinevaid variante. Minu enda üks lemmikutest maandumislehtedest muudes on see roosa siin, see kassikene, see on ülimalt lihtsasti tehtav maandumisleht, aga hästi-hästi vahvasti ära lahendatud. Siin on 2 pilti keskele, uudiskirjaga liitumise vorm ja visuaalselt lihtne ja mõnus ja väga toredasti tehtav maandumisleht, millega koguda omale meiliaadressi risti. Ehk siis ühesõnaga uurige siin ringi, siin on väga palju erinevaid näiteid ja ma tegelikult näitan teile ühte asja veel. Tahtsin näidata, kus on veel näiteid, aga ma vahepeal tahtsin brauser kinni joosta. Niimoodi, et siis Pinterestis on meil ka hästi palju näiteid erinevate maandumislehtede kohta, mis on konkreetselt Smile'is tehtud. See on Smile'i enda Pinteresti konto, võite ka siia tulla inspiratsiooni otsima ja saate näha, mismoodi on võimalik ühte maandumislehte üles ehitada. Seda on võimalik teha nii päris keeruliselt kui ka päris lihtsasti, visuaalselt väga erinevat moodi. Et näiteks, kui me vaatame siin endal, siis Smile'il on tehtud selline liitumisvorm, kus on pilt kõrval, tekst, pilt ja tekst kõrvuti selles mõttes. Võib ka teha üksteise alla erinevaid variante, see on niisugune klassikaline versioon, on üksteise alla panna, pilt üleval ja tekstivered all. Aga et üles ehitada saab tegelikult seda vormi väga-väga mitut erinevat moodi. Tulge inspireeruma. Ja kui inspiratsioon on olemas, siis tulete ise Smile'isse. Ja tegelikult esimene asi, kui te hakkate maandumislehte tegema, on see, et te vaatate erinevaid maandumislehti üle, mis teile endale huvi pakuvad ja ma soovitaksin teil võtta lihtsalt tavalise valge paberilehe ja joonistage siia välja see, mismoodi te tahate, see maandumisleht välja näeb. Sellepärast, et te peate nagu enne, kui te tulete ise Smile'isse, te peate ette kujutama seda, milliseid erinevaid blokke ja sektsioone te tahate kasutada ühel maandumislehel, sest kui ma vajutan siia taga muud maandumislehte tegema, siis te näete, et neid versioone on hästi palju erinevaid ja et teil oleks see töö lihtsam, siis on mõistlik see nagu struktuur enne välja mõelda, kuhu te tahate panna pildi, kuhu te tahate panna teksti, kus siis tuleb see liitumisvorm kui selline ise, ehk siis te kujutaksite ette, kas on pilt ja tekst kõrvuti või on üksteise all need asjad või võib-olla on see hoopiski mitu pilti ja siis tekstid vaheldumisi, ehk mõelda kõigepealt see osa välja omale ja siis tulete siia maandumislehtega päriselt vormistama nii-öelda. Ja selleks, et kõik oleks hästi aus ja lihtne, hakkame siis kõigepealt looma maandumislehte täiesti algusest, ehk siis niimoodi, et meil siin pole mitte midagi, täitsa niisugune suur tühi kast on. Ja hakkame vaatama, mida need nupud siin erinevad siis teevad, ehk siis te teaksite, kui te tulete ükskord oma lehte tegema, siis oskate siin orienteeruda. Kõigepealt esimese asjana on hästi mõistlik tulla siia vajutada sisuala nupu peale ja siit natukene üle mõelda sellised teatud elemendid. Näiteks, esiteks te saate panna paika kohe selle, et mis värvi on teie põhiselt maandumislehe tekst. Seda saab ka hiljem muuta iga bloki kaupa, aga see on nagu default ehk põhiline tekst. Saate siit paika panna, mis värvi see tekst on.
saate ka taustavärvi muuta. Taust on siis see osa, mis on maandumislehe ümber nii-öelda, ehk siis mitte see, mis maandumisleht ise on, aga maandumislehe ümber. Ehk siis minul puhul see hall osa siin, et seda värvi saab muuta. Sellega te saate luua kontrasti omale maandumislehele, näiteks kui te tahate teha võib-olla väga valge ja niisuguse steriilse maandumislehe, aga tahate mingit kärtsu juurde anda, siis see taustavärvi saab muuta ja sellega saab võimalusti teha maandumislehte ka hästi palju atraktiivsemaks. Ja maandumislehe taustale saate ka siin pilti panna. Ehk siis siit saab üles laadida erinevaid pilte, mida ma taustale panna. Ja paneme selle pildi siia ära, hetke ma kohe kustutan ta ära ka, aga põhimõtteliselt on võimalik seda taustale ka mingi pilt panna, et siis ta hetke ma meeldib selle pildi mul hästi välja, aga siin ka saab seda pilti siis kuidagi sättida paika nii, nagu te tahate, et ta oleks, et kas ta on nagu üks suur pilt või ta teeb kuidagi nagu venitab seda suuremaks, et siis saate siin all ka pildi nuppudega mängida seda, kuidas see pilt siin lõpuks taustal kujunema hakkab. Aga see on taust, et selle tausta peale me hakkame tegelikult maandumislehte looma. Ja siis, kui te tahate panna taustale mingi pilti, siis pigem on mõistlik panna mingi muster siia taustaks, aga midagi niisugust värvilist isegi mõelge pingsalt läbi, kas te tahate tegelikult panna siia mingit väga suurt taustapilti värvilisena. Mis on aga nüüd väga-väga oluline, mis tasub läbi mõelda, on sisuala laius. Ehk siis, nagu te näete, siis esialgu pakutakse teile laiuseks 500 pikslit, mis on niisugune väga mõnus optimaalne laius selle, et see kuvandub ka väga ilusti mobiili vaates. Ja ei ole vaja muretseda, et kuidagi mobiilis imelikult kuvanduma hakkab. Aga on võimalik teha ka täiesti täislaiuses maandumislehti, ehk siis sellisel juhul, et te siit klõpsate suuremaks, kui laiaks te seda maandumislehte tahate teha ja vastavalt sellele saate siis ka seda sisuala pärast kujundada. Mina näiteks täna tahan teha 600 piksli laiuse maandumislehe ja siis panen siit paika, et sisuala ehk siis kogu põhiploki laius on mul 600 pikslit. Ja saate valida, kas ta läheb siis niimoodi vasakule poole või keskele ilusasti kuvandub see maandumisleht. Ja ka linkide värvid saab paika panna. Ja see siis on kui siia nii-öelda sisuala põhiseadistus, mille peale siis hiljem hakata kogu oma maandumislehte vormistama. Siis järgmine asi, mida me siin vaatame, on plokid. Kui me siin vaatame neid blokke, siis te näete, et siin on erinevad liigenduse võimalused. Ehk siis teil on võimalik siin oma sisualale blokke erinevaid vastavalt selle, kuidas te tahate sisuala liigendada. Te võite siin on täislaiuses blokk olemas, 4 erinevat sisuala või siis muud erinevad versioonid ja tegelikult saate ka siis hiljem neid sisuala laius ise siin muuta ka, et saada siin sees seda joont nihutada nii, nagu vaja on. Aga see on täpselt nüüd see koht, kus ma mõtlesin, mida ma enne mõtlesingi, et mõelge kõigepealt läbi see, mida te tahate siin kodulehe kujundada, maandumislehe kujundada, sellepärast, et just need blokkide jaoks endal vaja enne läbi mõelda, kuidas te tahate siia asju sisse paigutada siia maandumislehele. Sellepärast, et läbi nende blokkide te saategi hoida nagu paigas kõik need sisususelemendid, mis te siia panete hiljem, et näiteks, kui mul ongi 4 plokki riba ja ma panen siia ühte, panen pildi, siis panen teksti, siis panen veel ühe pildi, veel ühe teksti, siis see nagu kuvandub ilusti, et saate nagu ilusti täpselt nende blokkide sisse siia panna ka erinevad sisu kodule maandumislehele. Ja järgmine osa ongi siis sisu, ehk siis sisu on nüüd siis see asi, mida me hakkame siia blokkide sisse panema. Ehk siis näiteks, nagu me enne ütlesime, me võime siin täita need blokid ära erinevate sisuelementidega. Panen siia ühte, panen pildi sisse, järgmisse panen teksti ja siis pildi ja siis teksti ja niimoodi ma täidangi nii-öelda selle põhja oma nära infoga, mida ma siis tegelikult tahan siia kuvandada. Ja niimoodi teen sisu siia. Ja vaatamegi kõik nupud lähemalt üle ka, mis nad siis täpsemalt teevad. Kui ma nüüd siia veerude peale vajutan, siis veerud sisuliselt, kui ma lohistan siia kirja põhja alla, maandumislehe alla,
siis mul tekibki kohe see uuesti valikvõimalus neid samu liigenduse erinevaid elemente siia lisada vastavalt sellele, kas ma siis tahan teha täisläiuses ploki siia või näiteks pool ja pool ploki. Ehk siis tegelikult natukene duubeldab seda eelmist varianti, mis me siin rääkisime, need plokid, ehk siis teeb suhteliselt sama asja. Nupp on nagu ikka nupp, kui ma nüüd siia lohistan kuskile ühe nuppu, siis tekib siia maandub siia sisse mulle nupp, ma saan seda nuppu ise veel paika sättida. Ma saan lisada siia selle URL-i ehk siis lingi, kuhu see nupp suunab ja valida, kas ta siis avab uue vahekaardi või jääb samale vahekaardile. Tavaliselt soovitatakse pigem teha uus vahekaart, kui sa suunad inimese oma lehelt ära, et siis uus vahekaart on mõistlikum siit valida. Kui te tahate aga kirja saata hoopiski, et see nupp oleks siis see variant, et mitte te ei suuna kuskile inimestele edasi, vaid näiteks tahate, et kui nuppule vajutada, siis saaks kirja saata inimene välja teie aadressile, siis saab ka siit valida, et saada e-kiri näiteks, siis sellisel juhul see siia täidabki need väljad ära, ehk siis väljad ära selle, et kellele see kiri läheb, kui sinna nupule vajutada, mis on selle kirja teema ja mis on see põhiosa, mis tuleb selle nupu tekstiga kaasa, kui inimene kirja hakkab kirjutama, siis nagu kui inimene vajutab nupule, siis tal tekib niisugune avaneb kohe tema kirjakast uue kirjaga ja seal on juba kohe ka mingi väike tekst sees, et soovin võtta ühendust. Et kui niisugust lisainfot tahate kohe inimesele ette kirjutada, siis siia põhiosa teksti sisse saab panna mingid märkmed kirja. See on näiteks väga hea variant sel juhul, kui te tahate oma maandumise lehele panna nuppu, et võtta ühendust, et teha tellimus, siis tellimuste jaoks tavaliselt teil endal on vaja mingit alginfot, et tellimuse pakkumised välja saata ja siis saabki teha sellise kirja põhja juba valmis siin, et nii kui klient hakkab teile kirjutama, et tere, soovin pakkumist saada, vajutab nupule, siis tuleb ta tema postkast ette ja see postkastis on juba avatud kiri, kus on näha, kellele see kiri läheb, mis see teema on, näiteks soovin pakkumist. Ja siia põhiosa teksti sisse kirjutan näiteks, et palun kirjuta mulle, et mitu tükki sa tahad saada, mis on selle asja suurus, mis sa tahad saada, kas sa näiteks tahad saada roll-up bannerit 200x200 suurust või 100x200 suurust, ehk siis mingisugused mõtted pane siia kohe kirja, mille inimene peaks vastama, siis tal on hästi lihtne sulle kirjutada pakkumist. Et sellised mõnusad väiksed nipid teile siia kohe kaasa, mida saab nupu alla ära peita. Nupu alt saab ka muuta värve, ehk siis sa saad muuta seda ära, mis värvi see nupp ise on siin. Hetkel on meikene sinine nupp, aga me võime teda siin teha ka mingit muud värvi. Ja saab ka teksti värvi muuta. Et kui te muudate siis taustavärv ära nupul, siis vaadake kindlasti, et tekst jääks nähtavaks, mida tumedam nupp, seda heledam tekst võiks olla ja näiteks kui on nupp on musta värvi, siis kindlasti kasutage heledat värvi teksti seal peal, et muidu ta lihtsalt ei näe hästi välja. Ja sinna saab ka valida, et millist värvi kuvatakse teil asju siis, kui inimene läheb siia, hoverdab selle nupu peale, siis ta nagu hõljub selle nupu kohal. Et siis võib teha niimoodi, et see nupp muudab värvi, aga te võite ka mõlemasse panna sama värvi, et siis ta lihtsalt ei muuda seda värvi, see näeb ka väga ilusasti korralik välja. Saate muuta nupu laiust, kas te tahate, et ta läheb automaatselt, niimoodi paneb hästi seiusti paika või siis saate siit ise valida, mitu protsenti siis sellest ühe ploki laiusest see nupp parasjagu teil on, saate siin seda nuppi just paika lohistada automaatselt nupu laiust. Ja valida, kas siis nupp asetseb keskel, paremal, vasakul, vastavalt sellele, kuidas tahate seda asja valmistada. Ja mis on siis nüüd hästi erineva sees, et kui me mäletame, kui me tegime kirja põhja, siis seal neid reavahasid me ei pannud kohe nupu juures paika nii väga hästi, aga siin nagu ikka kodulehegi, sa saad nupule lisada ka vahekaugusi ehk paddinguid ja neid sa siis saad siit ilusti pikselhaaval niimoodi paika panna ja see siis nüüd teeb seda, et nagu te näete, siis see tekst nupu sees muudab asukohta vastavalt sellele, kui palju te siin neid erinevaid paddinguid lisate. Nii et saate siin ilusasti mängida sellega. Saate muuta veel äärejoont, et näiteks kui te tahate, et nupu äär oleks mingi värviga ja triibuline,
et siis saate seda siin teha. Teeme ta jämedamaks ka, et saate nupu teha kohe väga eriliseks oma punktiirjoontega siia ümber või kriipsukestega. Ehk siis saate kujundada seda nuppu hästi palju erinevat. Ja nagu ikka, saate ka nupu ümarust muuta, ehk kas te tahate, et ta on pigem ümmargune nupp või pigem mitte ümmargune nupp. Ma võtan siit selle joone ümbert maha, muidu ta ei ole väga vaadeldav, et siis mida väiksem see number on, seda kandilisem selle nupu serv on, kui on 0, siis ta on täiesti kandiline nupp teil ja mida suuremaks te seda numbri siin teete, seda ümmargusemaks see nupp läheb, et põhimõtteliselt on võimalik siis teha hästi ümmargune nupp või hästi kandiline nupp, vastavalt sellele, kuidas te soovite seda teha. Ja saab ka siis panna õhku juurde nupule, ehk siis muuta siis vaheala suurust, mis jääb sellest nupust ümberringi. Ehk siis nagu ikka veebilehtede puhul, siis võimalusi on siin hästi palju, mis muuta seda ühte plokki, ühte nupu ümbrust sättida endale parajaks. Nii et nuppusid saab teha väga palju erinevaid. Korra vaatan, kas see kirjutanud olete vahepeal, siis lähme vaatame, mis joonega teha annab siin. Kirke küsib, kas ma saan panna pildi peale ja Jane vastab, et seda peaks katsetama, idee poolest võiks töötada välisest pildist serveri lisamine. Aga samas ma ütleksin seda, et võib-olla on ka tore, et see pilt enne valmis töödelda ja siis panna ühe pildina üles siia. Sa lugesid vastust teisele küsimusele, aga jah, pilti saab pildi peale panna, et maandumislehtedel on siuke väike editor ka sisse ehitatud, täpselt nagu kirjapõhjadელgi, kus sa saad pilti minna muutma ja siis sikutada näiteks arvutis mõnest kaustasest pildi sinna peale. Ehk siis, kui sa laed pildi praegu ülesse, näiteks. Ja, ma sain aru, et ma teeksin seda laivis läbi, mul pole ühtegi enda pilti ette valmistatud, mida üles saada. Ma panin juhised ka chati selles suhtes. Ja, aga tegelikult on olemas ka pildipanke, et saate ka tegelikult siit ilusti neid pilte kasutada. Siit vist sikutada ei otsa ei saanud, on ju, Jane? Et siit ma seda pilti sinna taustale sikutada ei saa? Sealt vist peaks saama lisada otse. Kui peale klikkida. Niimoodi ei saa, kui ma siia sikutan, aga taustale ma ei saa seda sikutada otse, on ju? Taustale vist mitte, jah. Jah, just. Aga jah, nagu Jane ütles, siis saab pildi peale panna. Kristi küsib, et mis on kodulehel ja Smiley maandumislehel kontaktide kogumise plussid ja miinused? See on väga hea küsimus. Ma ütleksin niimoodi, kui te kodulehe kogute kontakte ja me võtame ette sellised tavalise kodulehe, võtame Smiley kodulehe ette, siis Smiley'l on kontaktivorm siin keskel, aga ma vaatan, et seda liitumisvormi siin hetkel polki, see kuskil mujal lehel olemas. Ütle uuesti? Kaldkriips newsletter. Kaldkriips newsletter. Jah, aga kui ma võtan nagu tavalise kellegi kodulehete, siis tavaliselt sinna all on kohe see vorm olemas, et liitu uudiskirjaga. Meil on pop-upina muidu ka. Ja, just. Kes teeb pop-upina, kes teeb niimoodi. Ma tahtsin jätta seda, et kui teil on tavaliselt kodulehe all olemas, siis te ei pane siia kujundust juurde, te ei pane siia lisateksti, vaid ta on lihtsalt, et soovin liituda uudiskirjaga, siin on see nupp seal ja tekstiväli kõrval. Ja mis on siis erinevus sellest, kui te kasutada maandumislehte, nagu siin hetkel on tehtud, versus selline tavaline vorm kuskil all kodulehe otsas. Ma tean, et ühel kodulehel on ta siin olemas, ma võtan niimoodi ette ta, et kui ta on selline vorm, ehk siis kui sa paned kodulehe külge nii-öelda selle vormi liitumiseks, tavaliselt on hästi lihtne, et siin on siin nimi, e-posti aadress ja saada ära nupp. Aga kui sa kasutad maandumislehte, siis sa tegelikult saad seda natukene paremini müüa. Ehk siis nagu ka siin Smiley näitel on, et sul on siin kirjas, et miks ma peaksin liituma selle uudiskirjaga ja samuti ma saan ka siin neid väljasid rohkem panna sisse. Ma saan küsida lisainfot käest juurde, kui ma tahan. Ehk siis see ongi nagu põhiline erinevus selle vahel, et miks kasutada siis kodulehe liitumisvormi versus maandumislehte, et mis on su eesmärk. Ja kui sa kasutadki lead magnetit ehk siis seda, et ma vahetan selle
e-posti aadressi kliendi poole pealt mingisuguse kasuliku informatsiooni vastu, siis sellist infot omale kodulehele niimoodi panna tavaliselt natukene keerulisem, sest siin on vaja rohkem ruumi tekitada. Aga kodulehel tavaliselt on muud eesmärgid ja sellepärast ongi selliseid kontaktivorme koos liitmagetiga, siis kontaktimagetiga mõistlikum teha läbi maandumislehtede, ehk siis läbi selliste eraldiseisvate lehtede. Nii et ma loodan, et ma vastasin su küsimusele, Kristi, et teil on natuke erinevad eesmärgid lihtsalt, mille kasutada ühte ja mille kasutada teist versiooni. Imre küsib, kas see ettevalmistatud kiri vist Gmaili postkasti ei oska viia, kasutab pigem Outlooki. Ta teeb ka Gmailis lahti, vähemalt kui mina ise olen katsetanud seda, siis ilusti Gmailis ka seesama asi toimib. Ehk siis millest me hetkel räägime, on sisualal, kui me siin nupul tahame, et see nupp viiks e-kirja saatmiseni, siis ta haagib automaatselt ka Gmaili postkastis nii ettevalmistatud kirja juba, kus on näha, mis on see teema, kellele kiri läheb ja ka põhiosa sees, siis tekstivere sees on niisugune ettevalmistatud kiri, mida sa saad siis ise täita ja täiendada. Ehk siis Gmaili postkastis ma saan seda kirja ise täiendada. Võime seda kunagi hiljem läbi katsetada, võite ise läbi katsetada, tegelikult töötab väga ilusasti, et soovitan täitsa seda kasutada. Olen kasutanud, töötab väga hästi ka Gmailis. Niimoodi. Ja võtan korra lonksu vette, siis lähme joone juurde edasi. Joon töötab samamoodi nagu ka kirja põhjas toimis joon. Ehk siis sa saad joonega erinevaid maandumislehe blokke enda omavahel eraldada. Et kui te teete nagu tavalise kontakti maandumislehe, siis sinna võib-olla seda joont ei ole väga vaja, aga kui teil ongi nagu pikem maandumisleht, millel on erinevad sektsioonid, erinevad osad, siis saate erinevaid osasid vahejoonega eraldada. Ja joon töötab siis samamoodi nagu kirja põhjaski, ehk siis ta teeb visuaalselt sellele maandumislehe hõlpsamini loetavaks ja inimene, kes siis maandumislehele satub, saab aru, millal üks osa lõpeb, millal teine osa algab. Ja ka joone juhul saate siin sättida erinevaid variante, kas kui lai see joon on, kas ta on kogu laiususjoon või ta on ainult teatud protsent sellest ploki osast. Kuna ma siin valisin hetkel joone kogu ploki osale, siis ta muutub keskäilusesti, aga kui ma tõmbaksin selle joone nüüd kuskile, kus see joon moodustab osa plokist, siis ta muudab suurust vastavalt selle ploki laiusele, mitte kogu selle maandumislehe laiusele. Saate valida ka joone stiili, kas ta on pidev joon, kas ta on punktid või kriipsud, kui lai see joon on, saate joone laiust mängida ise paika ja ka värvi nagu ikkagist. Ja ka asukohta, kas ta siis on ühel pool, teisel pool või keskel. Ning samuti saate ka siia seda õhku ümber lisada juurde, kui palju te tahate, et selle joone ümber õhku oleks. Ja saab ka peita teda tavavaates, mul siin see smiley nupp on täpselt ees, aga põhimõtteliselt saate siit maha ka võtta, et osades vaadates siis seda nuppu ei kuvata. Joont tähendab, vabandust. Niimoodi, järgmine sisuelement meil on vorm, aga selle mõte mitte kõige lõpus, sest et see on kõige põnevam, kõige keerulisem osa, aga teeme kõik lihtsad asjad ennem ära. Pealkiri, nagu ikka, kui me siia lohistame pealkirja, siis me saame lisada oma maandumislehele pealkirja, nii et ta oleks kiiresti pealkirja plokk ja ma saan siis nagu ikka valida, mis tähtsuses pealkiri ta on, kas ta on heading 1 kuni heading 4 ja vastavalt siis pealkirja tüübile ehk tähtsusele, vastavalt sellele siis muutub ka selle pealkirja stiil, siis saate tema fonti ehk siis kirja stiili määrata, saate tema suurust määrata, värvi, kuhu ta joondub, reavahe kõrgust ehk siis seda, kui palju siis tema ümber õhku jäetakse ja kui soovite, siis saate ka seda nihutada paika siia selle ploki sisse ehk siis järjekordselt saate siis lisada talle õhku juurde, kas te tahate, et ta ülevalt oleks lähemal sellele ploki servale või kaugemal või äkki tahate, et ta on siis rohkem keskemal pool, siis saate lisada talle ka erinevatesse suundadesse õhku juurde. Ja sellega näiteks kogu teksti on meil ilusti paika sättida. Ja
ja võtame järgmiseks ette teksti välja, sest see on pealkirjaga seotud. Siis kui ma lisan siia teksti välja, siis ka siin samamoodi saan kõiki neid asju täpselt samamoodi nagu pealkirjaski paika sättida, ehk siis seda, mis värvi see tekst on, kuhu ta joondub, kui palju ta mu ümber õhku on ja seda õhku saate siis sättida mitmest kohast. Niimoodi. Kirke vahepeal küsis seda, et kuidas ma leidsin selle koha, kus alguses fondid ja värvid paika panna. Seda on niimoodi, et kui te panete selle sisuala ploki siit ristist kinni, siis tuleb nähtavale siin menüü, tavamenüü ja siin on sisuala. Aga siin sa ei ole nagu kirjapõhjalt, sa paned ka korraga paika. Siis sa paned paika põhilise teksti värvi, aga muud sa siin paika ei pane. Ehk siis muu tuleb läbi sisuploki ja lihtsalt nihutad siin selle siis ploki siia sisse ja hakkad täitma lihtsalt. Niimoodi. Järgmine on HTML-i plokk. HTML-i plokk on siis selline plokk, millega saab lisada ise erinevat mingisugust sisu siia, mida võib-olla tavaelementina lisada ei saa. Ehk siis, mida mõnikord maandumisele kasutades mingi countdown plokke, ehk siis sellised kellasid, mis loevad teatud ajani aega alla. Näiteks, et mul toimub 5 päeva pärast sünnipäev, ma teen omale maandumislehe, kus siis hakkab lugema kella, mitu minutit mu sünnipäevani veel aega on. Et siis selliseid asju saab siia läbi selle HTML ploki lisada, sest et tavaliselt on teenused, kus sa teed selle asja omal valmis, selle counteri, ja siis ta annab selle vastu koodi, kuidas seda kodulehele lisada ja selle koodi siis panedki siia HTML ploki sisse. Täna ma ühelegi sellise tootele reklaami tegema ei hakka, aga siis teate, kuidas seda kella siia nii-öelda omale maandumisele saab, et see käib siis läbi selle HTML ploki. Ja siis on meil pilt. Pilti, nagu me siin juba enne näitasime, me sikutasime siia sisualale. Ja kui mul siis on hakata siia kas oma pilti üles laadima või valima menüüst pilti. Ehk siis kas laen siit pildi üles või sikutan siia kastikesse oma pildi või siis saan ka pildipangast pilti valida. Smiley on ühendatud ka pildipangaga, kus sa saad siis omale sobiva pildi siit valida, mis sa tahaksid omale sisualale lisada. Ja ka pildile saab lisada joondusi, kus te tahate, kas see pilt paikneb teil siis vasakul pool, paremal pool või keskel. Saate lisada talle alternatiivse teksti. Ja soovikolla ka siis viida taha. Viid siis tähendab seda, et kui inimene pildi peale vajutab, siis ta viib kuskile inimese edasi. Ehk siis kas näiteks, kui teile teete maandumislehe, kus teil on 2-3 toodet, näiteks tahate ripsmeduši müüa ja ripsmeduši eemaldajat müüa, et siis te panete sinna toote pildi ja alla kirjelduse ja hinna ja siis nupp osta siit, aga te tahate, et ka see pilt, ripsmeduši pilt oleks klikitav, siis siit kaudu saada ka lisada selle viida pildi taha, ehk siis see tähendab seda, kui inimene pildi peale klikib, siis ta viib teda edasi järgmisele lehele. Ja siis saate ka, nagu ikka, muuta erinevaid suurusi, et kas pilt on siis kogu selle ühe ploki ulatuses või jääb talle ka õhku ümber, et seda siis saate just siit ise paika sättida. Ja nagu ma enne ka näitasin, siis pilte saate ka siit piltide menüüst otsida niimoodi lihtsalt üles ja sikutada omale siia maandumislehele. Pildi juures, nagu ka kiirepõhjade puhul, tahate tegelikult seda pilti ka siin natukene veel muuta. Ehk siis saate kas pilti lõigata parajaks, et näiteks vaatate, et see pilt on natukene liiga kõrge, siis saad siin ka suurust muuta ja kärpida pilti väiksemaks. Kärpimise puhul, mis mulle endale hästi meeldib, on see, et sul on siin ette antud mingisugused tavamõõdud, mida sa siis saad kohe hästi kergesti rakendada, et maandumislehel, kui sa tahad panna sellist täistajuses pilti, siis väga tihti see pilt võiks olla natukene kitsam kui hästi suur pilt, siis on niisugune kohe 16:9 versioon olemas, kus siis valid välja, mis osa pildist välja lõikad, rakendad selle ära ja salvestad ära, siis pilt on kohe õiges muutuses, et ülimalt lihtne kohe seda pilti ka õigesse muutusi lõigata.
Ja siin oli ka tegelikult muid vahvaid asju, mida siis pildiga teha saab. Saate ka pildile teksti panna peale, kujundid, elemente, kleepsused lisada raami ümber, siis võtame vähem morbiidsema raami, valge raami. Siis tekib pildi valge raam ümber ja te ei pea seda kuskil erinevates fototöötlusprogrammides tegema, me saate siin samas Smile'is seda teha, et hästi lihtne on. Ja ka nurkasid saab ise ära lõigata, et kui teil näiteks enamasti enda kodulehe peal on pigem nagu ümarate nurkadega pildid, siis kas saab seda siin ilusasti kohe teha ja saate kas või täitsa ümara pildi omale siia edasi maandumislehele väga lihtsasti valmistada. Ehk siis ei peagi isegi väga palju Photoshopi oskama kasutada, vaid lihtsalt saate siin kohe pildi omale valmis teha. Nii, ma korra piiran jälle küsimusi. Helen küsib, kas alternatiivne tekst pildile oli selleks puhus ka kasutaja mingi põhjuse pilti ei näe, ehk siis teksti loeb ette näiteks pimetatele. Just täpselt, et kes kasutavad näiteks adblockereid, siis reklaamiblokijaid, siis nendele üldjuhul ükski koduleht ei kuva ühtegi pilti ja kui sa siis satud mõne oma kliendi otsa, kes pilte ei kuvanda, siis selleks, et talle anda edasi, mis pildi peal ongi sama alternatiivteksti võimalus. Ehk siis võimalusel kirjutada alati siin ära, mis selle pildi peal on, et siis inimene, kes ei näe pilte, saab seda lugeda ja samuti ka siis nägemishäiretega inimesed, kes lasevad masinatel omale veebilehtesid ette lugeda, ega nende jaoks on see hästi vajalik, ehk siis see, mis alternatiivteksti kirjutada. Ja alternatiivteksti kirjutamise osas kirjutage just siis nagu seda, mis seal pildi peal on, et siis ta oleks nagu kontekstis oluline informatsioon inimese jaoks, et ärge kopeerige sama teksti, mis juba kuskil mujal olemas on, vaid et kirjeldage ära, mis pildi peal on. Et näiteks, kui te tahetegi ripsmetussi müüa, siis panete infoks, et Maybelline ripsmetuss, mis iganes see ripsmetussi nimi on, eks ole, aga siis kirjeldate ära ka, mis see pildi peal on ilusasti. Ja siis seda siis saavad ka siis mitte piltide nägijad aru, mis pildi peal olema peaks. Ja Imre küsib väga armsa küsimuse, et kas maandumislehele mingit eraldi tasu ei ole. Ja tõesti, nii ongi, et Smiley on selles mõttes hästi äge platvorm, kus ühega asja lisatasu ei küsitud teie käest, mis te siin oma menüüs näete. Ehk siis kõik maandumislehed, automaatikad, kirjapõhjad, kõik asjad on ühe hinna sees ja kui sa oled tasuta konto peal, ehk sul on kuni 2000 kontakti, siis kogu võimalus, kogu see pakett on teil tasuta kättesaadav. Kui tuleb üle 2000 kontakti, siis on vaja teil natukene maksta selle eest, aga need tasud on ikkagi väga soodsad võrreldes konkurentidega ja kõik teenused, kõik võimalused on juba hinnases olemas, mitte millegi eest juurde maksma ei pea, nii et selles mõttes kasutage seda maandumislehtede võimalust kohe ohtralt ära, sellepärast et ma tean, et mõnes platvormis saab sellest juurde maksma, aga siin tõepoolest ei pea. Ja lähme edasi, meil on veel rääkida 5 nuppu. Ja siis me hakkame ühte päris maandumislehtedele ette ka näitama, kuidas me just vormi teeme ühe päris maandumislehe pealt. Et see, mis ma siin praegu teen, on siuke sigli-migli, aga ma näitan teile ka ühel hetkel natuke ilusamat versiooni. Menüü saame ka lisada. Mul hetkel siin ei ole vaba plokki, teeme siin ühe ploki juurde, teeme siia üles ühe ploki ja sinna sisse paneme menüü. Mis siis menüü on? Menüü on selline variant, et kui sa tahad mingid kas selle lehe osasid või erinevad lehti omavahel ühendada, siis läbi menüü saad seda teha. Ehk siis nagu ma ütlesin ka, sisuliselt sa võid Smiley maandumislehest tekitada omale päris kogu kodulehe ja siis sa kasutadki seda menüü versiooni siin, et inimeste erinevate lehtede vahel ringi liigutada ja hakkadki sisuelemente lisama siia menüüsse. Ehk siis, mis on see tekst, mida menüü kuvab, näiteks, et sul on siin teenuste leht ja paned siia lingi alla, paned kirja selle, kuhu see menüü nupp juhib inimese ja kas ta siis avaneb samal lehel või uuel lehel. Ja siis, kui sa siia lingi paned, siis see link tuleb siia ilusasti menüüsse. Niimoodi teeme ta siia ära. Teeme ta uue vahekaardina seekord. Ja
saab ka siis muuta muid funktsionaalsust, mis siin selles menüüs olemas on. Kui me selle oleme ära vaadata, siis kohe vaatame, mismoodi ta välja ka meil näeb. Võib-olla paneks ühe elemendi siia veel juurde, paneme siia ka veel kontakt näiteks ja paneme selle sama lingi siia praegult. Ja siis saab kirja stiili muuta, ehk siis fonti. Fonte on siin hästi palju erinevad, ka samas kusjuures ka tekstis ja pealkirjades fonte siin väga palju rohkem erinevaid võrreldes kirjapõhjadega, sellepärast kui kirjapõhjas meil väga palju fonte kasutada ei saa, siis maandumislehel seda piirangut ei ole, et võime ikka valida kõige huvitavamad fondid, mida me suudame välja mõelda, on võimalik see kasutusele võtta. Saab teksti suurust muuta, värvi muuta, ka lingi värvi, kui me tahame lingi siia panna, saab seda värvi muuta ja seda, kuidas ta siis kuvandab need erinevad menüü osad, kas ta joondab neid vasakule, paremale, keskele ja paigutus on kas siis horisontaalne või vertikaalne, ehk siis kas ta kuvandab plokid üksteise alla või üksteise kõrvale. Ja samuti saate kaugusi paika panna ja vahekaugused on siis, need on põhimõtteliselt kaks erineva kaugust, üks vahekaugus on siis siin ja teine on siin üldist asjadele, et üks on see, mis muudab nii-öelda asju omavahel, teine muudab siis kogu seda ploki sisest asja, et üks vahekaugus siin muudab seda, kui kaugele menüüplokid üksteisest on ja siin konteineri omas, siis ta muudab seda, kui palju nii-öelda selle konteineri serva ääres ruumi tekitatakse juurde. Niimoodi tegime menüü valmis ja nagu nägite, siis tekkis see üles meil menüü ka. Vahepeal näitan ka selle, et kui maandumisele võiks ka nime panna ja vahepeal võiks seda ka salvestada, sellepärast et automaatselt ei salvestu teil, vahepeal salvestage ise ära ka see maandumisleht. Ja siis tulge vahepeal edasi tegema jälle. Nii. Tavaliselt, kui meil on maandumisleht, kus me tahame, et inimene midagi teeks, siis me sinna väga palju nuppe ei pane, aga mõnikord on vajalik või ka võimalus panna ka sotsiaalmeedia nupud sinna alla. Ma teen ka selle jaoks kiirelt siia ühe ploki alla juurde, muidu mul ei olnud kohta, kuhu seda sisuelementi paigutada enam ja vahistame siia sotsiaalmeedia. Ja sotsiaalmeedia on jällegist hästi lihtsasti kasutatav, ehk siis klikid ära need sotsiaalmeedia, mida sa tahad siia lehele kuvada ja paned siia taha lingi. Paneme siia näiteks Facebooki, Twitteri ja TikToki. Ja kõik nupud siia alla tekivad ja kui ma siia siis panen õiged kontonimed taha, mis ma siis enda ettevõttel on, siis nad tekivad. Kas sa siis tahad, et nad oleksid kõik ühesugused mustad või valged nupud või siis ümarad või kandilised, et saate siis ka selle nupustiili ilusti siin paika panna. Et see on suhteliselt sarnane sellele, mis oli kirjapõhjas, aga ta natukene erinevalt kuvandub ja samuti siis saab natuke rohkem sättida paika. Näiteks siis siin saab ka siis sättida paika seda, kui kaugele nupud üksteisest on. Ehk siis võimalusi natukene rohkem kui kirjapõhjas on. Niimoodi. Ja viimase asjana, enne kui me hakkame siis vormi täitma, saab ka siis videot panna maandumislehele, et see on midagi, mida kirjapõhjas teha ei saa. Et teatavasti meilis me ei saa videot kasutada, sest et meili sees me ei saa videot mängima panna, küll aga kodulehel on see ilusti võimalus, ehk siis teeme siia jälle ühe ploki juurde ja lisame siia ka video. Ja video lisamine on äärmiselt lihtne. Ehk siis lisame siia ühe YouTube'i lingi. Lähme kohe vaatame, võtame siis sama Masters of Email Marketing lingi, kopeerime ta meile oma kirjapõhja viide sisse ja automaatselt luuakse siis kohe siia ka see pilt, mismoodi ta tegelikult maandumisel välja nägema hakkab see video. Et hästi lihtne ja kui inimesi siia nupu peale vajutab, see video hakkab automaatselt maandumislehega siis mängima. Uuendame maandumislehe ära ja kui me tahan seda kasutama hakata või näha, mismoodi ta välja näeb, siis
kui ma siia jagan maandumislehte nupule vajutan, siis ma näen, mismoodi see tegelikult välja näeb ja ma saan ka kõik asjad läbi klikkida. Ehk siis näiteks me tegime siia üles menüü. See menüü nupp juhtis meid siis hetkel siia Smiley lehele. Ja kui ma vajutan siia YouTube'i videosse, siis ta hakkab siin samas sees kohe seda videot ka mängima ja süstimule. Niimoodi. Ja nüüd on meil teha veel üks väga-väga huvitav asi, milleks on vorm ja selle vormiga on väga palju erinevaid võimalusi teha. Nii et kohe hakkan ka seda ette näitama. Korraks vaatan ka vahepeal, mis on küsitud meie käest. Kirke küsib, et kas põhimõtteliselt siis teen igale lehele eraldi lehe ja lingi selle menüüde kaudu kokku. Just, et siis põhimõtteliselt võidki teha omale kodulehe niimoodi, et sul iga nii-öelda leht on eraldi maandumisleht Smile'is ja sa lingid menüü kaudu omavahel kokku ja selliselt sa põhimõtteliselt saadki teha omale kodulehe Smile'isse. Et täpselt nii nagu Kirke kirjutas ja Smiley ja Janega siia alla kommentaari andis, et läbi mitme maandumislehe kokku linkimisele saad sa siis tegelikult teha omale kodulehe Smile'isse. Ja nüüd lähme vormi juurde. Ehk siis selle juurde, et mida me kõigepealt tahtsime kõige rohkem menetleda, et see, mismoodi koguda andmeid läbi maandumislehe. Et kui kujundus paika pandud juba, siis me tahame ka selle maandumislehe kaudu mingit infot kätte saada. Ja minul on siin tehtud üks hästi lihtne kujundus valmis, ehk siis sisuliselt mul on palju see pilt ja tekst. Mul midagi muuks isegi pandud ei ole, aga ma tahan, et see oleks minu maandumisleht, mille kaudu inimesed hakkavad siis tulema koolitusele. Tegemist on meil siin tänase koolitusega, mida ma siin nii-öelda promon, et tegelikult on juba kõik kohale jõudnud mulle siia, aga ikkagist näitan ära, mismoodi see asi tegelikult taustal meil töötas siin ja mismoodi saate väga erinevaid lisavõimalusi ise juurde tekitada omale. Ehk siis mul on maandumisleht ja siia alla on siis pandud seesama vormiplokk. Ta on selline, sealt mul on natuke ilusamaks tehtud seda siia, aga sisu on täpselt sama, et ma siin selle vormiploki siis kustutan vahepealt ära ja jätkame selle enda vormiplokiga. Vormile saab siis lisada erinevaid väljasid. Sul on kohe siin all on nupp olemas, ehk siis see nupp, mis ta siis sul teeb, sa saad siia teksti ise lisada. Kas ta on siis, et loe alla materjal, liitu uudiskirjaga või minu puhul siin, et soovin osaleda tänasel webinaril, veebiseminaril ja siis selle tegevuse nimi on siis soovin osaleda nupp. Ja nupu saab panna värvid, tekstid paika kõik nii nagu soovite parasjagu ja saate ka selle nupu laiust siis teha parajaks täpselt nii nagu teie tundub, et teile kodulehele sobib ta siia ilusasti. Ja kui nupp on paigas, siis me hakkame vaatama üle, mis väljasid me inimeste käest küsima. Kui on meil tavaline uudiskirjaga liitumise vorm, siis siin kohe oli olemas meiliaadressi ja nime väli ja neid siis on ilusti siin juba olemas ka mul. Kui tahate midagi lisada, siis on võimalik lisada näiteks ka ettevõtte nime küsimine, mis on juba automaatselt siin kohe olemas. Või kui te tahate eraldi küsida eesnime ja perenime, siis saate ka siit väljade alt niimoodi lisada uut välja. Tahan, et mitte te küsi minu käest siis nime, vaid et ta küsib eesnime ja perekonnanime, siis ma liigutangi selle siit, sikutan ülespoole, ehk siis kõigepealt küsime meiliaadressi, siis ma küsin siit eesnime ja küsime tema käest ka perenime. Niimoodi. Ja siis tekivadki vormile väljad, et kuidas küsida erinevaid infoliike. Kui ma siia vormi välja peale klikin, siis avaneb uus aken, kus ma saan seda välja väärtusi muuta. Ja nagu te nägite, siis kui ma valisin sealt eesnime välja, siis mul tegelikult tekkis seda ingliskeelsena. Ma saan selle ära muuta ja panna siia just ka eestikeelse teksti, ehk siis first name on eesnimi. Ja ma saan selle väljaga muuta kohustuslikuks, ehk kui ma siia linnukese ette panen, siis inimene ei saa sinna nupu peale alla vajutada ilma, et see välja oleks jäetud. Ja muudame ka perenime välja ära, et hetkel on mul siin last name, klikin talle peale ja panen talle väärtuseks perekonnanimi. Ja vormis kuvatakse just, et sisesta meiliaadressi, eesnimi, perekonnanimi ja soovin osaleda.
Nüüd siia juurde on mul lisatud ka mõned salajased väljad. Ja nüüd ma hakkan ka näitama, mismoodi salajasi väljasid lisatakse siia juurde ja nende salajaste väljade kaudu saame me lisada meilibaasis olevatele kontaktidele mingit infot veel juurde. Ehk siis näiteks, mis on hästi-hästi mõistlik alati lisada, kui te teete maandumislehe ja maandumislehe kogute kontakti, aga te kogute kuskilt veel mingeid kontakte, siis on väga tore natukene ära eristada, millise vormi kaudu teil parasjagu need kontaktid teile meili andmebaasi jõudsid, sest et saate neid erinevat viisi sihtida ja samuti tänu sellele ja siis saate ka hiljem erinevaid kirju välja saata. Ja selleks, et need eristada, on siis hästi tore siia juurde lisada mõni salajane väli. Mina olen siia ühe salajase välja lisanud juurde, aga ma näitan, kuidas ma tegin seda. Ma tegin seda niimoodi, et ma lisasin siia uue välja ja võtsin siit alt lisa uus väli, ehk siis see mitte ette antud süsteemiväli, vaid täiesti süsteemiväline uus väli. Ja kui ma hakkan uut välja lisama, siis ma saan siit valida erinevaid väljatüüpe. Siit on võimalik valida tekstiväli, ehk siis tekstiväli on niisugune tavaline tekstboks, kus inimene saab kirjutada ja siit on võimalik lisada siis ka meiliaadressi välja, numbri välja, kuupäeva välja, drop-down ehk siis niisugust nagu avanevat tekstiblokki, checkboxi ja ka valitud välja. Ma neid kõike aga me näitama ka, sest et tegelikult on hästi põnevad väljad, aga võtame selle hidden esimesena ette. Ehk siis, kui me tahame kontaktiga Smiley baasi saata juurde mingit lisainfot, mida me ei taha, et inimene ise näeks, aga me tahame seda infot teada, siis me valimegi siit selle hidden teksti välja. Ja see hidden teksti väli paneb siis Smiley kontaktibaasi kontaktide külge ühe parameetri. Ja siin me määrame ka ära, mis selle parameetri nimetus on. Paneme selle koolitus 30.03 kuupäeva. Ehk siis me teame, et see inimene, kes siit selle kontaktivormi kaudu meile oma kontakti andis, et selle maandumislehe sisu oli see, et ta liitus meil koolitusega, mis toimus 30. märtsil ja me annamegi temaga ühe välja kaasa veel siit. Ja ära tuleb täita ka see väljasilt, mis siin kuvatakse ja välja väärtuse juurde. Mina tavaliselt kasutan siia jah, ehk siis mis siis tegelikult juhtub on see, et välja nimetus annab siis nii-öelda, nagu me kontaktide kooduse rääkisime, kui me võrdame Exceliga praegu Smiley't, ja siis välja nimetus on see nii-öelda veeru pealkiri ja jah on veerus oleva iga väärtuse taga olev nimetus. Lisaväli ja vahepeal näitangi, mis ta teeb ka, kui ma tahan selle maandumislehe ära. Nüüd ma korra lähen kontaktide alla ja näitan teile ette, mis väljad mul siin hetkel kontaktidel olemas on. Kontaktide all hetkel on olemas juba eelmisest koolitusest tuttavad väljad, mis me siis sisse panime, ehk siis ettevõtte mingisugused nimetused, eesnimed, perekonnanimed ja nii edasi ja muidugi meiliaadress. Kui ma nüüd aga lähen oma maandumislehele, jagan seda maandumislehte, ise selle siin ära täidan, ehk siis ma panen siia oma eesnime, perekonnanime ja meiliaadressi ja soovin osaleda nupule vajutan. Jah, siin natuke asjame muutmata veel. Aga mis juhtus oli see, et mu kontakt lisati nüüd meili andmebaasi ja kui ma võtan kogu andmebaasi lahti, ja võtan lahti oma nimetuse, siis me näeme, et siia tegelikult tekkis juurde koolitus 30.03 ja minu nime taha lisati sõna jah. Ehk siis, mis juhtus, on see, et seesama välja nimetus tekkis mulle nii-öelda uue väljane Smiley andmebaasi kõikide kontaktide külge ja mina, kes ma just liitusin selle välja kaudu, sain ka siia väärtuseks taha jah. Kui ma võtan ette just puha millised muu meiliaadressi, kes ei ole selle välja kaudu liitunud, siis nendel ei ole seda väärtust taga. Võtame siit ühe
teise kontakti, kes on liitunud. Ja näete, temal seesama koodus 3003 väli on tühi, sellepärast, et tema ei ole selle vormi kaudu liitunud. Ehk siis see tähendabki seda, et selle vormi kaudu läbi valjatud värja me saame siia juurde lisada oma andmebaasi informatsiooni selle kohta, kus me selle kontakti saime. Ehk siis väga mõnus valjatud väli, millega me saame lisada endale infot juurde. Kas kellelgi tekkis selle kohta mõni küsimus? Hetkel ei ole, kui tuleb, siis küsige juurde kindlasti. Niimoodi. Järgmine asi, mis ma näitan, on see, et nagu te nägite, kui ma seda vormi täitsin, siis mul tekkis siia nii-öelda tänuleht juurde või aitähleht. Kui ongi vormi täitmisega tegu, siis tegelikult on hästi viisakas inimest tänada. Aitäh, et sa mulle info andsid, et nii kui ta siia soovin osaleda nupule ära vajutab, siis ta kohe näeb ka mingisugust informatsiooni, et jah, et su info jõudis kohale. See annab inimesele kinnituse, et see, mis ta saatis välja, see jõudis kohale. Ja selle jaoks tavaliselt on siis mõistlik teha uus maandumisleht. Võite teha täiesti alguses saati omale maandumislehe ja saada seda kujundada nii nagu vaja. Ja hetkel ma teen siin ühe hästi lihtsa vormi. Mitte vormi tahtnud teha. Tahtsin teha hoopiski seda, et ma tahtsin siia panna teksti sisse. Niimoodi. Ja kirjutame siia. Aitäh, et oled meiega. Nii, ja paneme selle nimetuseks aitäh leht. Ja ma loon siin maandumislehe. Ta näeb mu üpriski kole maandumisleht välja. Aitäh, et oled meiega. Aga põhimõtteliselt ma lõin praegu hetkel siia uue maandumislehe. Ja kui ma nüüd tahan linkida omavahel ära selle, et inimene, kes on vormi täitnud, suunatakse mulle siia aitäh lehele edasi, siis mul ongi vaja selle lehe enda aadressi teada. Selle lehe aadressi saan ma teada niimoodi, et ma vajutan siia jaga maandumislehe nupule ja see aadress, mis üles riba peale tekib, see ongi see aadress, kuhu ma hakkan inimesi suunama. Ja ma nüüd kopeerin Ctrl+C-ga selle meiliaadressi siit. Ja siis ma lähen tagasi oma koolituse juurde, koolituslehe juurde, mida ma just praegu tegin. Ja selleks, et nüüd suunata see inimene pärast vormi täitmist sellele aitäh lehele edasi, siis ma lähen uuesti vormi peale, lisan uus väli ja lisan siit uue välja. Ja järjekordselt valin siit välja, tegelikult korra kontrollin üle, kas ma tegin seda õigesti. Jah, ei teinud õigesti. Nii, tehakse teistmoodi, ehk siis lisa uus väli. Valin siit jällegi hidden välja, ehk siis see on väli, mis ei ole kuvatud. Sellepärast, et me ei taha, et inimene näeks, et siin vormis kohe mingisugune väli olemus oleks. Ja välja väärtuse alla ma panen selle sama kodulehe aadressi. Nüüd, selleks, et asi töötaks õigesti, on meil siia välja nimetusse vaja panna üks salajane koodikene. Ja see salajane koodikene ütleb siis Smiley ära selle, mis selle välja mõte on. Ja selle salajast koodi me leiame üles niimoodi, et me läheme Smiley kodulehele, läheme Smiley helpi alla ja võtame lahti kasutusjuhendid ja otsime üles õnnestumise lehe lisamise. Ehk siis ühtegi asja ei pea kunagi pähe meelde jätma, kuidas mingeid asju täita. Et siin samas maandumislehe juures on olemas õpetus, mismoodi siis seda thank you page'i siia lisada ja siit seda, et ma kopeerin siit selle nime success URL ja selle nimetuse peal me nüüd lisame siia välja nimetuse juurde. Kui ma siia kirjutan selle sama success _URL, siis see toimib selline süsteem, et kui inimene täidab selle välja, täidab mu vormi ära, siis ta juhatatakse edasi minu maandumislehele. Võin siia ka panna sildi, kui ma tahan. Näiteks panen punamine, nagu õpetuses kirjas oli, ja lisaväli.
Mul on siin üks varasem tänuleht ka olemas, selle ma kustutan ära, et nad omavahel segamini ei läheks ja salvestame, uuendame maandumislehe ära. Nii, ja näitame, mis asi töötab ka. Ehk siis ma lisasin tänulehe siia ja mis see tähendab, on see, et kui ma nüüd selle väljad siin ära täidan ja vajutan nupule soovin osaleda, siis peaks tekkima siia mul just tänuleht, aga see ei tekkinud. Vaatame üle, tegin mingi vea. Kontrollime üle, mis vea ma tegin. Jah, ma olen 2 tükki pannud neid. Proovime uuesti. Ja nüüd töötas kõik õigesti, nii nagu vaja. Ehk siis pärast seda, kui ma vormi ära täitsin, suunati klient edasi maandumislehele, kus ma tänan inimest selle eest, et aitäh, et sa oled meiega. Ja niimoodi läbi jällegi selle hidden field'i ma siis sidusin ära 2 lehte, ehk siis pärast vormi täitmist suunati inimene edasi tänulehele. Ja see oli ka vastus Hille küsimusele, ehk siis kuidas erinevaid maandumislehti omavahel linkida. Ma loodan, et see oli see, mis sa mõtlesid. Kui sa küsisid midagi muud, siis julged täpsustama küsimust ja ma proovin ka sellele küsimusele vastata siis nii nagu vaja on. Mida me saame veel siia salaja lisada, on see, et me saame siia teha sellise funktsiooni, nagu me rääkisime, ehk et kui meil on kontaktimagnet, ehk me tahame, et inimene kohe pärast seda, kui ta vormi ära täidab, saab meie käest mingisuguse meili, kus me anname talle mingi informatsiooni. Näiteks, kui me lubame, et kui liitu minu uudiskirjaga, siis ma saadan sulle kohe 10 nippi, kuidas olla õnnelikum ja ma tahan, et see töötaks automaatselt, siis mul on võimalik lisadagi vormile juurde automaatika. Ehk siis, kui inimene täidab vormi ära, siis tema meiliaadress suunatakse automaatselt Smile'i automaatikasse, mis saadab talle koheselt automaatselt kirja. Ja seda samamoodi tehakse siin läbi hidden field'i ehk siis varjatud välja. Ja ka seda tegelikult, et siin on juba ühe korra see tehtud ette, aga me teeme seda sama asja, kuidas saati uuesti läbi. Ja ka seda asja ei ole vaja tegelikult osata peast teha. Selleks on ka õpetus olemas. Et mina samamoodi, kui ma teen seda üle pika ja jälle esimest korda, siis ma võtan alati õpetuse ette. Ja õpetuse ma leian järjekordselt niimoodi, et ma lähen Smile'i kodulehele, Smile'i help, avan kasutusjuhendid, lähen maandumislehtede sektsiooni ja siin on selline õpetus maandumislehe vormi sidumine automaatika töövooga. Ja siin on tegelikult kõik ilusasti kirjas, mida ma siin täpselt siis tegema pean. Ja saamhaaval kõik olemas. Ja sama asja, mis teemegi siin hetkel just läbi ka. Ehk siis kustutame siit selle automaatika kirja ära ja teeme uuesti. Lisa uus väli. Valime siit hidden field ehk varjatud väljatüüp ja väljanimetuse peale peame siis kirjutama järjekordselt nii-öelda salajase koodikese, mis õpetab siis Smile'i maandumislehele seda, mida ta tegema peab. Ja seekord, nagu me näeme, siis väljanimetuseks on meil vaja määrata automation ID. Ja see ongi täpselt see sõna, mida me siia kirjutama peame, ehk siis ma kopeerin selle automation ID, panen ta siia väljanimetuse peale. Ja sildiks panen ja siia välja väärtusesse peame ka midagi kirjutama. Hetkel kohe mul aga pole midagi kirjutada siia. Ma panen siia mitte midagi ja lisan välja. Nüüd selleks, et see automaatika tööle hakkab, ma pean tegelikult automaatika kõigepealt looma. See on hästi oluline samm, et automaatika tuleb tegelikult teha enne valmis, enne kui ma saan selle maandumislehe tööle panna. Ja ma väga pikalt tegelikult räägin sellest järgmises koolituses, täna ma lihtsalt näitan ära, kus selle numbri kätte saab automaatika jaoks. Ehk siis, kui sa tahad saada automaatse kirja pärast vormi täitmist, siis sa lähed siia automaatikate juurde ja lood uue automaatika. Loon alguses saati uue automaatika ja valin päästlikuks vormipostitus ja panen talle ka nime ära. Automaatne kiri maandumislehekülge. Ja ma võin seda kõike siin hiljem täita, panna siia kirjasid külge ja nii edasi, aga mul on vaja hetkel see automaatika ära luua, sellepärast, et mul on vaja teada, mis on selle automaatika number. Ja selle automaatika numbri saangi ma niimoodi teada, et ma lähen oma automaatikate lehele,
avan selle automaatika, klikin talle peale ja siia üles aadressi ribale tekib üks number. Ja minu puhul hetkel selleks numbriks tekkis number 2. Ja vot seda numbrit ongi mul vaja sellepärast, et see number on see, millega maandumisleht seob ennast automaatika külge või siis vastupidi, automaatika seob ennast maandumislehe külge. Ehk siis selleks, et Smiley teaks, millise automaatika vookülge inimesed kohe saata, ehk millise automaatika pealt inimene kohe selle kasuliku informatsiooni kätte saaks, siis see number tuleb siit aadressi riba pealt. See viimane number, mis see tekib, on see number, mida meil on vaja. Ja hetkel see number on number 2. Jätame selle meelde. Siis läheme tagasi maandumislehele, võtame maandumislehe lahti. Võtame lahti maandumislehe vormi ja siin me tegime selle automaatse kirja. Ja siia väljaväärtuse juurde kirjutame number 2. Kui sinu tekkis siin aadressi ribale mingi muu number, siis sina kirjutad siia mingi muu numbri, minu tekkis siin number 2, ehk siis sellele väljaväärtuseks ma määran ära selle automaatika numbri ja uuendan välja ära. Ja sellisel juhul juhtubki nüüd see, kui see inimene täidab vormi ära, siis suunatakse ta tänulehele edasi ja ta automaatselt liigub automaatika tööpuugu ning hakkab saama seda kirja, mida ma automaatikas tema kohta kirja panen. Kuna ma hetkel seda kirju ei ole, siis ma seda ette näidata ei saa teile hetkel niimoodi, aga te teate, et niimoodi siis saab automaatika külge panna. Ja seda, kuidas automaatika tööle hakkab, seda me vaatame järgmisel koolitusel. Kas see osa tundus arusaadav, kas selle osa kohta on küsimusi? Sest et järgmisena ma hakkaks näitama, mismoodi me saame muid andmeväljasid lisada juurde kontaktile, milleks siis on erinevad küsitluste vormi koostamised aga need hidden field'id ehk varjatud väljad tavaliselt on midagi, mis tekitavad kõige rohkem erinevaid küsimusi ja mida on tavaliselt kõige raskem üles sellistada, aga samas, mis teevad just teie töö kõige rohkem lihtsamaks. Ehk siis saate väga suure osa oma tööst ära automatiseerida läbi selle, et teete maandumislehe, mis automaatselt hakkab kirju välja saatma. Ja seda mina ise kasutan näiteks hästi palju just webinaride puhul, et mul endale need Zoomi automaatsed kirjad, mis lähevad, et sul on 2 tunni pärast webinar algamas, et siuke asi mulle endale väga ei meeldi, ta näeb siuke üpriski näotu välja. Aga et läbi Smiley ma saan teha täpselt samasuguse töövoo igasuguste webinaride meelde tuletamiste jaoks ja ma saan teha täpselt siukse kirja, nagu mulle endale meeldib ja selles mõttes mina kasutan just nimelt Smiley maandumislehte ja automaatika töövõugu selleks, et kutsuda inimesi ka webinaridele. Ja nagu te ise nägite, kõik need kirjad, mida te ka täna saite tänase webinariga seoses, need on kõik tehtud läbi Smiley ja sellepärast ongi siuksed mõnusad, omapärased ja mitte zoomilikud. Nii et see hidden field'id, mida ma siin näitasin teile, ehk siis see suunamine ja automaatne kiri ja ka seesama tag'i lisamine, et need on just need 3 nippi, mida me alati kasutame maandumislehtedele, kui me teeme webinare, et oma tööd lihtsamaks teha. Ja soovitan ka teile hästi neid uurida ja puurida. Niimoodi, vaatame ka korra küsimusi. Hille küsis, kuidas erinevad maandumislehed omavahel linkida kodulehtedeks. See oli meil, läheme oma eelmise maandumislehe juurde tagasi. Seda me tegime läbi menüü, ehk siis me siin üleval kasutasime seda nuppu, menüü, eks ole. Ja mul on see juba tehtud siia ja siia menüü elementidesse ma lisangi need samad maandumislehed siis sel juhul. Ehk et kui ma tean, et mul maandumisleht oli selline, siis selle sama maandumislehe URL-i kopeerin siit ja lisan ta siia panen menüüle nimetuse ja siia alla panen selle maandumislehe lingi. Ja niimoodi ma saangi need maandumislehti omavahel ära linkida. Et lihtsalt teengi mitu maandumislehte, panen menüüsse nad kirja erinevate märksõnad alla, mis ta siis maandumisleht sisaldab ja salvestan ära ja ongi olemas. Et niimoodi saab omavahel siduda. Et hiljem loodan, et seekord lisaks täppi. Kui sa ei saanud aru, siis kirjuta palun uuesti ja saa näidata paremini peale loodetavasti või uuesti.
Kirke küsib menüüs, sõna tuleb linkida. Jah, just. Ehk siis menüüs määran sellele menüüpunktile nimetuse, millele ta vastab ja siis panen siia alla selle sama URL-i ehk siis maandumislehe URL-i ja niimoodi ma oma vahele ära seongi need. Salvestame ära ka niimoodi. Aga siis lähme edasi vormiga. Kui veel tuleb ka teisi küsimusi maandumislehte kohta, siis kindlasti küsige ja kui vormi kohta ka nende hidden field'ide ehk siis, mis me siin panime tag'i juurde, kuidas teha suunamine järgmisele lehele ja kuidas lisada automaatika ja nende kohta tekib küsimusi, siis hetkel kindlasti on kõik õige omahel küsida ja ma saame selle üle vaadata veel. Hetkel ma siis hakkan edasi minema teiste teemadega. Ja teised teemad, millest me hakkame rääkima, on siis teised vormiväljad. Selle sama vormi kaudu me tegelikult saame küsida inimese käest väga palju erinevat infot. Et nagu ma ütlesin, põhimõtteliselt on võimalik Smile'is teha küsitlust ehk et küsida väga palju erinevat infot inimese käest ta taustainfona juurde ja kogu see info talletub siis tegelikult Smile'i andmebaasis kontakti külge. Ja selleks, et seda infot saada, kasutamegi vormiväljasid. Ja vormiväljadena, mis me siin saame siin lisada, on siis näiteks tekstiväli. Kui me saame siia tekstivälja, lisame ta siia juurde, paneme talle ka nimetuse, kirjutame, miks tahad osaleda. Siis ma kirjutan ära, miks tahad osaleda. See väljasilt on siis see, mida välja juurde kuvatakse. Ehk siis ta on välja pealkiri. Ja see välja nimetus on see info, mis läheb ka nüüd Smile'i süsteemis kontaktile külge. Ehk siis järjekordselt meil tekib üks veerg juurde inimese kohta, mis ta kirjutab siia ja sees, kui inimese teksti sisse midagi kirjutab, siis see läheb tema väljaväärtusesse. Ehk siis meil on võimalik tegelikult lisada siia ka teksti välja. Selle alusel tegelikult hiljem siis segmenteerida hiljem on suhteliselt keeruline, aga kui te tahategi teha mingi konkreetselt küsimustikku, siis tegelikult te saate siit just need küsimused niimoodi teha ja ka teksti veel lisada. Ja siis tekibki see inimesele täiesti tavaline tekstiväli, ta kirjutab siia seda, mida ta parasjagu vaja on. Soovitan seda kasutada võimalikult harva, aga kui tunne on, et tõesti vaja on, siis kirjutage. Pigem kasutame teisi variante, ehk siis me anname inimestele ette mingeid võimalusi, kuidas vastata, sellepärast et sellisel juhul tekib andmebaasi meile mingisugune informatsioon, mida me saame ka hiljem segmenteerimisel kasutada. Et tekstiväli me saame siia vormile lisada, ta kuvandub ilusti, inimene saab see just täita. Ehk siis, kui ma nüüd lähen siia seda ise täitma, vaatama, siis ma saan siia kirjutada, et tahan saada targaks. Ja kui ma selle ära täidan, siis kohe lähme vaatame, mis kontaktiga ka juhtub. Soovin osaleda nõndaks. Ja kontaktide juures seesama väli, mida me just teksti välja sinna lisasime, see tekib meil jällegist siia juurde. Ehk siis kirjutada, miks tahad osaleda, tekib niisugune väli siia juurde ja selle välja väärtuseks minu puhul on tahan saada targemaks ja inimesed, kes ei mitte midagi kirjuta, nende siis jääb see väli tühjaks. Ehk siis me saame küsida inimese kohta infot juurde läbi lihtsalt teksti välja. Samamoodi lisaks teksti väljale me saame küsida ka infot inimeste käest läbi erinevate valikvastuste, mis on võib-olla natukene lihtsam ja meile endale arusaadavam versioon, millega inimese käest infot küsida. Ehk lisame jälle ühe välja siia juurde ja valime siit nüüd seekord drop-downi. Drop-down tekitab meile välja, kus inimene saab valida ühe etteantud valikutest. Näiteks me võime siit inimese käest küsida seda, et kas oled varem osalenud. Me kirjutame vale välja peale, kirjutame siia. Kas oled osalenud
osalenud varasemalt mõnel Smiley koolitusel. Kuna see küsimus on päris pikk, siis välja nimetuseks ma soovitan panna midagi lühemat, näiteks varasemalt osalenud. Ja siia valikute reale iga rea kohta ma panen ühe valiku, mida siis inimene saab valida. Ja hetke paneme siia jah ja ei. Ja teeme seega ka välja koostuslikuks. Nii, ja mis nüüd juhtub? Juhtub see, et vormile tekib juurde, parandame kirja peale ka ära, eks ole ju, niimoodi. Tekib juurde valikvastus inimesel, et kui ta hakkab vormi täitma meil, siis ma küsin ta käest seda, kas sa varem oled ka käinud mõnel Smiley koolitusel. Mind hetkel ei huvita, millise koolitusega kas oled käinud või mitte, aga et siin tekib võimalus juurde inimesel valida üks 2 vastusest. Ja vaatame uuesti, mis juhtub, kui ma seda välja siin siis nüüd kasutan. Uuendame oma maandumislehe ära ja täidame ta päriselt ise läbi ka. Paneme samamoodi kõik need andmed siia külge. Ja valin, et jah, ma olen ka varem osalenud mõne Smiley koolitusel. Ja kuna ma vist täidan välja natuke liiga tihti, siis ma pean vahepeal ka natukene siin näitama välja, et ma ei ole robot. Nõnda. Ja vaatame, mis nüüd juhtus. Nüüd ma lähen kontaktide alt, uuesti vaatan, otsin üles selle liitunud kontakti jamale. Ja temale tekkis juurde üks väli. Ehk siis välja nimetus oli meil varasemalt osalenud ja väljaväärtus on jah. Ehk siis me saame niimoodi tekitada omale segmenti, et inimestest, kes on kas varasemalt osalenud või mitte, ja me saame luua filtreid. Ehk siis kõik inimesed, kes on varasemalt osalenud, siis nende väljaväärtus on jah, ja me saame nendest teha eraldi filtri. Samamoodi me saame teha eraldi filtri ehk siis listi inimestest, kes pole varem osalenud Smiley koolitustel ja me saame tulevikus saata neile erinevaid uudiskirjasid näiteks või saata erinevaid kutseid välja. Ehk siis sedasi me tegelikult läbi selle sama kontaktivormi saame küsida erinevaid küsimusi inimeste käest, mille alusel neid hiljem segmenteerida. Lisaks drop-down listile saab siin teha ka veel checkboxi. Teeme checkboxi ka siia juurde. Checkbox on nüüd selline variant, millega inimene saab mitut erinevat asja valida. Sellega saab näiteks valida, et küsida inimeste käest, mis on tema huvialad näiteks. Või mis vali oma, paneme lemmikloomad. Need on natukene võib-olla arusaadavam teha nii loomad. Ja välja nimetuseks paneme lemmikloom. Ja valikud jällegi siin seda välja täites, kui ma ise seda vormis teen, siis ma panen iga välja rea peale, valin ühe valiku, panen siia kass, koer, lammas. Kas siin tuvi panna, aga tuvi vist ei ole, aga panen papagoi siis. Papagoi, kelle me paneme veegu ka. Lisaväli. Ja nüüd tekib meil siia siis järgmine võimalus, ehk siis inimene, kes meie vormiga tahab liituda, ta saab valida, mis lemmikloom tal on ja ta saab valida mitu tükki neist. Uuendame maandumislehe ära ja näitame kohe ette, kuidas see siis välja näeb. Ma ütlesin valele nupule. Siia, niimoodi. Ja nüüd ma saan siis valida, mis lemmikloomad mul on. Ma valin, et minul on kass ja paneme koera ka. Ehk siis soovin osaleda ja mul tekib järjekordselt läbi sellise kontaktivormi Smiley'sse juurde üks andmeväli, mis on kontakti küljes ja mida ma saan hiljem kasutada segmenteerimiseks. Ja lähme jällegi otsime selle viivika sealt andmebasist ülesse. Ja tema lemmikloomad tekivad siia. Ehk siis, mida see süsteem nüüd teeb, on see, et iga valikvastus, mis tal on, tekib siia automaatselt ka süsteemi. Ja kõik väljad, mis on tehtud number 1-ga, siis need tähendab, et see väli checkboxiti ära, checkiti ära. Ehk siis siit on näha, et
teegusid mul ei ole, aga mul on kass, mul on koer, lammast mul ka ei ole, papagoid mul ka ei ole. Ja järjekordselt selle info alusel saan ma hiljem hakata looma segmenteerimiseks filtreid ehk siis erinevaid liste oma meili saatmiseks. Ehk siis see on see, mismoodi te saate küsida hästi palju lisainfot oma kontaktide kohta läbi maandumislehe ja kogu see info talletub kohe kas Smiley ehk siis te saate seda infot hiljem ikka kasutada. Niimoodi Reigo vahepeal küsis, et kas vormis antud vastus salvestatakse alati andmebaasi kontakti juurde või saab seda teha nii, et vormi vastus saadetakse ainult e-mailile. Jane parandab mind ilmselt, ma arvan, aga minu teada salvestub see kontakti juurde ja meilile seda infot ei saadeta. Just nii, et maandumislehe vormi kaudu lisandunud kontaktid lisatakse alati kogu andmebaasi alla, kõikide selle lisainfoga, mis te vormist kaasa annate. Kui te soovite, et seda infot saadetakse ka meili peale, selleks tuleb teha erilahendus. Ehk siis eritööna seda saab idee poolest tellida. Aga niimoodi niisama seda muuta ei saa kahjuks. Nii, Reigole vastatud, väga hea. Ja lähme veel edasi, vormis on veel väljasid, mida täita saab. Vormis on olemas ka niisugune tore väli, mille nimi on kuupäev. Vaatame ka selle välja üle, siis date väli. Ja miks on see date väli hästi hea, on sellepärast, et me mõnikord ikka tahame teada ka inimese sünnipäevasid. Me tahame teada seda, et tahaks talle sünnipäevakaarti saata ja selleks, et siis seda saata, meil on vaja tema sünnipäeva teada saada. Ja kui me valime siis väljatüübiks vormis date ehk siis kuupäev, siis me saame küsida ka sünnipäeva. Kuna me teame, et Smileys on juba niikuinii see sünnipäeva väli olemas, siis kui te tahate seda siduda selle väljaga, mis on juba Smiley sees sünnipäeva väli, kirjutage siia välja nimetusse birthday ehk sünnipäev inglise keeles. Ja sildi juurde võite siis kirjutada, et millal on sinu sünnipäev. Ja siia ei pane midagi. Lisaväli. Ja nüüd tekibki siia juurde uus väli, kus siis inimene saab väga mugavalt oma sünnipäeva täita. Me hetkel just vaatasime ennem ka, et soovitame selle kohahoidja teksti jätta tühjaks, sellepärast et sellisel juhul ta kuvabki siia kohe selle kuupäeva formaadi ja inimene saab kohe ise kirjutada siia mu sünnipäeva sisse või ta saab ka valida. Näitan kohe sellega ette, kuidas see käib. Ehk siis, kui sa küsid inimese käest sünnipäeva kuupäeva, siis kuupäeva väljaga tekib siia taha niisugune võimalus ka ise oma kuupäevsid otsida ülesse. Aasta saad ise valida siit, et mis aasta sa sündinud oled. Ma oma päris aastat ütlema ei hakka, ütleb, et ma olen 2000 aastal sündinud, sünnipäeva mul näiteks maikuus ja 20 mai ja kui ma siit salvestan, siis tulebki just mõne baasi kohe sünnipäev juurde. Ja meiliaadress peab ka olemas olema. Ja kui ma nüüd lähen kontaktide alla uuesti, siis ongi kohe näha, et mul on tekkinud ka siia sünnipäev juurde. Ehk siis birthday väljale, mis on siis süsteemis olev väli, tekkis sama kuupäev, mis ma sünnipäevaks valisin ja nüüd ma saan saata inimesele näiteks sünnipäevakaarti või vajadusel arvutada välja tema vanust ja muid trikke siin teha juurde, ehk siis ma saan jällegi inimese vanusele ja tema sünnipäevale. Niimoodi, kas meil mõni väli on siit üle käimata ja üks väli oli veel olemas, oli ka numbriväli olemas. Ehk siis see on hästi lihtne väli, kui sa tahad küsida mingit konkreetset numbrit inimese käest. Aga see peab olema siis see asi, mida saab inimene vastata ainult numbrina. Ehk mida me siin numbrina saame küsida, näiteks tema vanust täisaastates. Paneme siis vanus. Ja seekord jätame sildi tühjaks ja paneme kohahoidja teksti siia, et palun kirjuta oma vanus täisaastates, lisaväli. Siit tuleb ka panna. Niimoodi. Ja siis inimene kirjutabki siia välja peale oma vanuse
võib-olla ma peaks need sild siin ringi vahetama, ennast natuke liigusan välja, paneme niimoodi, et vanus, on ta välis niimoodi. Ehk siis palun kirjutame vanust täisasutas ja siia välja pääseb inimene, kirjutab seda numbri ja see number siis läheb ka Smile'isse kontakti külge. Ja niimoodi saate küsida tegelikult kontaktide käest väga palju erinevat infot kohe liitudes. Te võite seda neid samu vormi küsimusi kasutada ka hiljem tegelikult. Te ei pea kohe neid kõiki küsimusi küsima. Te võite seda ka teha niimoodi, et inimene liitub uudiskirja vormiga ära, te tänate teda ja te saate sinna tänukirja kohe näiteks panna lingi, et me sooviksime sind rohkem tundma õppida. Kui sul natukene aega, siis palun anna meile natukene rohkem infot enda kohta. Näiteks ma selle vormi täitmise eest saadan sulle 10% sooduskupongi ja siis te teetegi eraldi maandumislehe selle jaoks, kus inimene siis uuesti täidab ära oma meiliaadressi ja küsite tema käest juurde lisainformatsiooni, mis teil vaja teada on, mis iganes te tahate tema kohta teada, teete niisuguse vormi ja kui inimene selle vormi ära salvestab, siis tema kontakti juurde tulebki väga palju informatsiooni juurde, mida te saate kasutada hiljem ära segmenteerimisel. Ja seda siis kõike läbi sellesama vormi versiooni ja saate lisada igasuguseid erinevaid küsimusi siia vormile. Alates drop-down küsimustest, checkboxidest ja kuupäevadest ja lisaks siis saate ka siia taha veel luua automaatikaid ja teha muud kõike ja põnevat, mida ühe vormiga on võimalik teha. Uuendame ta ära. Ja ongi olemas. Ja kindlasti viga, mida ma ise olen korduvalt kusjuures teinud, on see, et kui te klikite siia muutmisvormi peale, siis teile siia skriib ka ilusti lehe aadress nii-öelda. Aga kui te tahate seda lehte, aga see aadress on nähtav ainult teile endale sisse logituna. Kui te tahate seda kontakti maandumislehte jagada, kas siis kuskil Facebookis näiteks või oma kodulehel või kuskil, siis kui te peate vajutama just siia jaga maandumislehte nupu peale ja siis see link, mis siia üles tekib, on jagatav link. Siia saab inimene alati ligi. Ehk siis, kui te tahate jagada maandumislehte, valige alati just selle nupu alt see link. Ja kindlasti ka soovitus, kui te siis tahategi läbi maandumislehe koguda omale kontakte, siis kindlasti koguda kontakte oma Facebooki lehtedelt, oma kodulehelt ehk jagage seda linki omale Facebooki, et inimesed teaksid, kust nad teie maandumislehte leiaksid ja siis sellele saate oma kontakti arvu suurendada, sest et nagu me teame, et siis kui me Facebookis ühel hetkel võime oma lehest ilma jääda, siis oma kontaktidest, oma Smile'i andmebaasis me ilma ei jää ilma, kui iseenesest ära kustutaks. Seetõttu see, mis on minul siin enda andmebaas oma kontaktidest siia külge pandud infost, siis see on minu kui ettevõtte või minu isiku info ja seda ma mõtlen kõigi käest ära võtta, ei saa see tõesti minu väärtuslik info. Ehk siis koguge infot läbi maandumislehtede, nii meiliaadresse kui muud infot, et siis see on teie enda kätes ja alati turvaliselt teie enda oma ja seda siis saate hoida kontaktid enda käes. Mul hetkel pikemalt rohkem midagi ette näidata ei olegi teile, tegelikult ma olen ajaga täis rääkinud juba, vaatame küsimused üle ja kindlasti kui hetkel või tuleb küsimusi, siis küsige kõik asju üle. Kui ma tahate, et midagi veel ette näitan uuesti, siis kirjutage, kohe vaatame üle kõik asjad ja siis loodan, et saate natuke targemaks veel. Nii, kuhu ma oma järjega jäin? Hannes küsib veel selle meili kohta. Ma seda vaatan natukene hiljem, võtame muud küsimused ennem ette. Reet küsib, kas need väljad tekivad andmebaasi üleselt kõikidele kontaktidele ja kas eelnevatel kontaktidele jäävad väljad tühjaks või lisanduvad need väljad ainult uutele kontaktidele. Need väljad, mis me tekitame, need tekivad andmebaasi, ehk siis need tekivad kõikidele kontaktidele ja need, kes täidavad vormi ära, nendele tuleb sinna ka siis mingisugune info selle kontakti enda külge, teistele jääb see väli tühjaks. Ehk siis ma näitan teile kohe täiesti visuaalselt ette, kui ma võtan ette kogu oma andmebaasi, siis need väljad on kõikide oma kontaktide juures. Ma saan siit kontaktid, kõik teeme selle sammu kontaktid
võtate lahti, siis võtate lahti kogu andmebaasi ja siin üleval on niisugune väli nagu muuda väljasid ja siit te näete kõiki väljasid, mis tekivad kontaktide külge. Ehk siis kõik need väljad, mida me just praegu lõime, need on siia juurde tekkinud ja need on kõikide kontaktide küljes. Lihtsalt need kontaktid, kelle see väli on täitmata, see väli lihtsalt ongi tühi. Mul on siin esimesed mõned lahkunud, aga võtame siin näiteks selle kontakti ette, siis tema lihtsalt need väljad on, kõik on tühjad. Aga see üks kontakt, ehk siis minu Gmaili konto, keda me siin pidevalt juurde lisasime, tema ja need väljad me täitsime ära ja sellepärast on täidetud ka. Aga kes siis ära ei täida väljasid, nende see küll on olemas, aga lihtsalt on tühi. Ja kui te siis segmente hakkate looma, ehk siis filtreid, siis arvestage ka sellega, et kui see väli on tühi, siis inimene pole seda välja täitnud või ta pole seda kontaktivormi isegi näinud mitte. Ehk siis filtri loomise arvestage sellega, et ka tühjad väljad lähevad tegelikult filtri arvesse ja kui te tahate neid mitte arvesse võtta, siis peate filtris sellega arvestama. Ja Kirke küsib, kas ma saan sealt kontaktivormis infot muuta? Infot muuta selles mõttes jah, et kui mina nüüd oma meiliaadressiga lähen siia maandumislehele uuesti, siis ma saan oma infot muuta. Võtame kohe ette niimoodi, et võtame selle sama viivika ette ja vaatame, mis andmete küljes olid. Näiteks ma valisin, et jah, ma olen varasemalt osalenud koolitustel, ehk siis see väli, et varasemalt osalenud oli ma varasemalt jah. Kui ma nüüd näiteks lähen siia maandumislehele uuesti, täidan selle vormi ära ja valin seekord, et ei, ma ei ole osalenud. Ja teen ka ilusasti roboti kontrolli läbi. Ja võtan nüüd kontaktid uuesti lahti, siis peaks mu väli olema uuenenud. Vaatame üle ja näete. Ehk siis ma muutsin vastuse ära ja nüüd on see vastus ei. Samuti, kuna ma seekord valin endale ühtegi lemmiklooma, ma selle jätsin täiesti tühjaks, siis näete ka seda, et ka need väljad uuendati ära. Ehk siis, kui ma täidan need väljad uuesti ära ja ma mõne küsimuse jätan vastamata, siis nad kõik muutuvad eideks, sest enne meemiga märkisin ära, et mul on kass ja koer, siis nad olid number 1 siin. Aga nüüd ma saatsin uue info Smiley andmebaasi sisse, mis tõttu kõik need väljad uuendati ära kõige viimase infoga. Ehk siis jah, vastus sinu küsimusele, Kirke, on see, et kontaktivormi kaudu saab infot muuta ja salvestatakse seda kõige viimane versioon. Niimoodi, kas teie kellelgi on veel küsimusi tekkinud? Kas näitan midagi veel ette, mis võib-olla tundub huvitav, mida tahaks veel näha? Kas midagi tundus arusaamatut või tundus kõik nii selge, et nüüd lähete kõik omale maandumislehtesid tegema? Kirjutage mulle palun siia, kes julgeks nüüd võtta ette selle teekonna, et minna ja proovida teha omale päriselt maandumislehte. Kas julgeksite nüüd minna ja proovida ise maandumislehte teha? Kes julgeb, siis kirjutage mulle siia jah. No nii, väga hea. 2 jahi, 3 jahi, 4 jahi tuleb. No väga hea. Siis tundub, et tuli natukene kasulikku informatsiooni ka juurde. Seda on tore kuulda. Üks küsimus tuli ka veel Kirkete enne. Kas kontaktide lehes on ka kõiki välju käsitsi muuta? Jah, sa saad ka ise kontaktide välju muuta, ehk siis ükshaaval minna Smiley andmebaasi ja iga kontaktide taga mingit välja muuta käsitsi. See on täiesti võimalik. Nii, Kaire kirjutab, et tema juba teeb. No see on super hea. Kusjuures tegelikult ongi hästi mõnus, kui on 2 ekraani, siis ühed vaatate webinarid ise kohe proovite asju järgi teha, siis jääb väga hästi meelde. Ja kindlasti salvestage omale või otsige alati üles see Smiley koduleht, kus on Smiley help olemas, sellepärast, et siin on kõik kasutusjuhendid olemas, saada ilusasti kogu info üles leida. Maandumislehtede all on tegelikult olemas sama informatsioon, mida ma täna rääkisin. Ma saan väga hästi aru, et kui vaadata asi üle, siis on asi palju lihtsam ja ma usun, et nüüd ka seda sama õpetusid lugeda on juba natukene lihtsam, kui te olete korra näinud, mismoodi asju läbi tehakse. Aga isegi mina siiamaani veel käin aeg-ajalt seda asja vaatama, sest et kõik asju ei olegi vaja meelde jätta. Õpetus on olemas ja tuled siia õpetusse ja vaatad, kuidas seda asja tegelikult tehti.
ja õpetusel siis leiab alati Smiley lehelt ülevalt paremalt nurgast Smiley helpi alt. Nii et see link hoidke alati omale meeles, eriti kui te hakkate tegema maandumislehte või mõnda väga rasket automaatikat või segmenteerimist, et siin on hästi palju abimaterjali olemas. Nii et isegi mina käin vaatamas ja soovitan teil ka seda väga soojalt teha, et seda pole üldse häbeneda, et vahepeal helpist käia vaatamas abi. Niimoodi, meil on siis siin umbes 10 väga tublit inimest, kes juba läheb maandumislehtesid tegema. Ja tuli veel üks küsimus. Eve ütleb, et jäi selgusetuks maandumislehel nupp, et saada e-mail, kas maandumislehe nii nimetatud firma omanikule. Aga teeme siis selle ka kohe päriselt läbi ka, sellepärast, et siin oli veel varasemalt ka selle kohta küsimusi. Võtame maandumislehe ette ja lisame siia samasse ühe nupu juurde, niimoodi nupu ja valime saada e-kiri. Nupu teksti muudame ära. Nupu pealt saab teksti muuta. Jah, ma juba jõudsin omale pahandust ka teha, läksin tagasi hoopiski. See on väga hea näide sellest, miks tuleb veebilehte salvestada vahepeal. Kui te kogemata lähete back nupule, siis need asjad, mis te tegite, ei salvestu automaatselt ära. Nii et salvestage oma teksti maandumislehte vahepeal ja paneme nupu nimetuseks siis saada kiri Viivikale, paneme siia. Ja tegevuseks saada e-kiri. Siia saada e-kiri aadressile lahtrisse, te panete selle meiliaadressile, kellele seda kirja hakatakse saatma. Mina näiteks panen siia viivika@maildo.ee. Teemaks panen palun pakkumist. Ja põhiosa kirjelda palun oma soove. Kui palju on sul kontakte ja millist platvormi kasutad. Nii, kui ma nüüd selle ära salvestan siia ilusasti, siis kui inimene nupule vajutab, avaneb automaatselt tema enda mailbox, kus ta saab hakata mulle ehk siis sellele aadressile, mis ma siia sisestan, kirja saatma. Ja uuendame maandumislehe ära ja lähme kohe testime seda asja. Vaatame, kas töötab. Jaga maandumislehte ja saada kiri. Minul Mac teeb automaatselt lahti ühe meiliplatvorm, meilitarkvara siin, mis on mingisugune meil. Ma ise seda ei kasuta küll, aga mis juhtub on siis see, et mul tekib kohe ette kirja saamise võimalus. Kiri saadetakse viivika@maildo.ee aadressile. Subject määratakse kohe ära, palun pakkumist ja sisusse tekib see sama tekst, mida ma sinna vormi kirjutasin. Ja mina, kui ma hakkan nüüd siis tavainimesena seda kirja saatma, ma võin seda teksti muuta, aga mis on hästi hea on see, et ma juba tean ette, mida sa minult tahad, ehk siis ma kirjutangi, et ma tean hetkel, et kui ma pakkumist küsin, siis minult soovitakse saada seda infot, kui palju mul on kontakte ja millist platvormi ma kasutan ja selle info ma nüüd siis saangi siia ilusasti meili sisse ära kirjutada, et tere, soovin pakkumist. Mul on 800 kontakti ja kasutan Smile'it. Ja siis saan seal kirja ära saata, panen siia oma kontaktandmed ka juurde ja sedasi siis kontakti või siis saada meil nupp tegelikult töötabki. Niimoodi, Eve, kas said oma küsimusele vastuse? Palun kirjuta, kui said. Nii kaua lähme järgmiste küsimustega edasi, kui ei saanud. Said, väga hea, super. Reigo kirjutab, et algul siis ma rääkisin, et kui on soov teha kampaanialeht, kus on 2-3 toodet ja siis teha Smiley maandumisleht, et sa saad neid tooteid müüa. Selles mõttes ei, et sa ei saa siia päris panna ostmist siia taha, sa saad siia panna ümbersuunamise lingi taha. Ehk siis sa saad teha sellise maandumislehe, kus on see toote pilt, mingi kirjeldam informatsioon ja osta nupp ja see osta nupp viib siis su kodulehele sind ikkagi tagasi sinna kohta, kus sa selle ostu sooritad.
sooritada saad. Ehk siis Smiley päris nagu see platvorm pole, kust ostu sooritada, aga seda saab kasutada vahelehena, mis suunab siis inimese kodulehel sinna kohta, kus ta saab ostu sooritada. Ehk siis ta on ikkagi nagu reklaamleht, aga sa kasutad seda vahelehena, et suunata inimene õigesse kohta. Ehk siis näiteks, kui sul ongi Prisma, sa tahad teha tere hapukoorele pakkumist, aga sa ei taha teda suunata kõikide hapukoorte juurde, siis saadki teha seal ühe maandumislehe ja hiljem suunad õigesse tootesse inimest. Ehk siis see on see mõte, mis mul oli tol hetkel, kui ma rääkisin, et saad teha ostuprotsessi nii-öelda Smiley kaudu. Ehk siis Smiley suunab inimese sinu kodulehel sellesse kohta, kus ta saab ostu ära sooritada ikkagist. Ja Jane kirjutas ka sama teksti 3 korda lähemalt välja. Aitäh, Jane. Kas kellelgi on veel küsimusi, millega me saame teid aidata siin kiiresti kohe? Ma kohe kommenteeriks juurde, et väga ägedad küsimused on olnud, väga siuksed põnevad, mis panevad isegi mind ennaks korraks mõtlema ja näha on, et te tõesti mõtlete ise ka hästi kaugele kaasa, kuidas seda maandumislehe funktsionaalsust ära kasutada ja ma kohe huviga tahaks näha, missugused maandumislehed ise tegema hakata, et tundub, et siit saaks kohe ise ka päris head ja ägedat inspiratsiooni. Nii et kes kunagi hiljem tahab, siis võite mulle ivika@maildo.ee aadressile kirjutada ja saate näidised oma maandumislehtedest, et ma kohe hea meelega vaatan ja teistpidi, et kui te tahate oma väga ilusat maandumislehte saada siia Pinteresti, mis ma enne näitasin, siis te võite ka Smiley'le kirjutada supporti. Smiley kontaktandmed on alati siin lehe all olemas, ehk siis info@smiley.com-i, sport@smiley.com-i võite kirjutada oma infost, kui te näiteks tahate jõuda ka oma väga kauni maandumislehega Smiley näidiste hulka, siis andke teada. Ja mina igastahes väga huviga ootaks, et mida te ilusat olete ära loonud, et see tundub hästi põnev. Ja kindlasti hankige siis ka mujalt inspiratsiooni, näiteks sellest samast Smiley enda Pinteresti lehelt, kus on maandumislehed olemas. Kuna ma olen jälle suutnud väga korralikult kauem rääkida, kui meil aeg kokku lepitud oli, siis loodan, et te saite targemaks. Kohtume teiega varsti jälle. Juba aprillikuus on meil siis automaatikate koolitus, kus me läheme siis siia plokki, kus on automaatikad ja kõik varasemad asjad vaadake YouTube'ist järgi ning soovin teile jõudu, edu, jaksu ja väga palju inspiratsiooni ja toredaid mõtteid, et omale väga vingeid maandumislehti teha ja tehke just oma tööd lihtsamaks ning lisaga lisaga maandumislehtedele samad automaatikad juurde, et kogu see turundus käiks võimalikult automaatselt ja teid peaksite hästi vähe asju käsitsi tegema. Jõudu, jaksu ja näeme järgmisel koolitusel. Tšau.